Venemaa kaotab Ukrainas, mitte ainult sõjas. Venemaa kaob. Kui iga päev sureb üle 1000 sõduri, avaldatakse šokeerivaid andmeid, mis näitavad kahte asja. Putini armee jookseb verest tühjaks ja Venemaa ei taastu. 100 aastat pärast Ukraina sõda. Putini rumalus ilmnes, sest tema sõdurid surevad ootamatult suurel hulgal. Venemaa tulevik tundub nüüd Putini sissetungi järel süngeim kui kunagi varem. Kõik saab alguse Venemaa viimaste kuude suurtest kaotustest. Financial Timesi andmetel ütlevad Ukraina ja Euroopa ametnikud, et Venemaa sõdureid hukkub või kaob rohkem kui kunagi varem, muutes iga järgneva pealetungi eelmisest nõrgemaks. Pikas perspektiivis seab Venemaa end olukorda, kus kogu riik on järgmiste aastakümnete jooksul kokkuvarisemise äärel. Aga sellest räägime hiljem. Kõigepealt vaatame numbreid, et näha, kas olukord on tõesti nii halb, nagu Financial Times väidab. Spoiler, on küll. Veebruaris avaldas Ukraina sõjaväe ülemjuhataja Oleksandr Sirskõi 2 asja. Esiteks oli Venemaa kaotanud ainuüksi jaanuaris 31 700 sõdurit. Ja teiseks, Venemaa värbamistasemed ei ole sugugi piisavalt kõrged, et asendada seda lihamassi, mille Putin oli lihaveskisse saatnud. Need kaotused lisanduvad kaotustele 4-aastases sõjas, mis on Venemaale maksma läinud üle 1,2 miljoni sõduri. 2025. aastal kaotas Venemaa United 24 meedia andmetel umbes 415 000 sõdurit, keskmiselt 35 006. Tundub, et Ukraina aeglustas jaanuaris, kuid tegelikkus on sellest väga kaugel. 415 000 sõduri suurune kaotustarv hõlmab surmasid, vigastusi, vangistusi ja deserteerimisi. Jaanuaris likvideeritud 31 700 venelast on väidetavalt kõik hukkunud. Ukraina droonid olid jaanuaris väga aktiivsed. Kõik need kaotused salvestati samade droonidega, mis need põhjustasid, ja videod laaditi Ukraina Delta-süsteemi kontrollimiseks. 31 700 surnud sõdurit jaanuaris tähendab üle 1000 kaotuse päevas. Selleks pole vaja olla matemaatikageenius. 1022,6 täpselt. Kui lisame 2025. aasta 35 000 suurused igakuised kaotused, ületab see arv koos muude kaotustega tõenäoliselt 1160 piiri. Teine märkimisväärne asi, mida Sõrski mainib, on see, et Venemaa kaotuste määr on nüüd nii kõrge, et nad kaotavad sõdureid kiiremini, kui suudavad neid asendada. Jaanuaris jäi Venemaal värbamisest puudu 9000 sõdurit, mis näitab Ukraina olulist pöördepunkti. Ukraina jätkab seda, mida ta teeb, ainult et nüüd hakkab varem piirituna tundunud Vene inimressursside varu vähenema. Kui Ukraina kõrvaldab rohkem sõdureid, kui Venemaa värvata suudab, mõrgeneb Putini sissetungivägi ja ka Venemaa tervikuna. Varsti näed miks. Miks Venemaa siis lihtsalt rohkem sõdureid ei värba, võite küsida? See on loogiline küsimus. Kreml on korduvalt näidanud, et on valmis kulutama raha, et palgata Putini sõja jaoks rohkem kahuriliha. See lähenemine ebaõnnestub, sest paljud, kes raha vastu võtsid, on juba rindel hukkunud, jättes Venemaale vähem potentsiaalseid sõdureid. Pakutavad hiiglaslikud rahasummad ei meelita piisavalt venelasi Ukrainasse sõdima, sundides Moskva armeed värbama üha rohkem süüdistatavaid kurjategijaid, survestama ajateenijaid pärast kohustusliku teenistuse lõppu lepingul alla kirjutama ning saatma rindele tagasi haavatud sõdureid. Financial Times teatas sellest 10. veebruaril. Kui Venemaa oleks tähelepanelikum, oleks ta värbamiskriisi ette näinud. 2025 aastal langesid Venemaa sõjaväe värbamisnumbrid, teatas Moscow Times jaanuaris. Langus polnud suur. Venemaa ise seadis eesmärgiks 422 000 uut sõdurit Putini lemmikväljaande sõnul ja väidab, et ületas selle eesmärgi 704 inimese võrra. Kuid see number oli palju väiksem kui 450 000, mida Medvedjev väitis, et Venemaa värbas 2024 aastal ja 422 000 saavutamine oli tingitud sellest, et Venemaa värbajad pidid tegutsema täisvõimsusel, et leida viimasedki inimesed, kes nüüd täidavad lahinguvälja Ukrainas. Ukraina droonide põhjustatud surmadele lisandub rekordiline Vene sõdurite desertöörlus. United 24 meedia teatel peaks 2025 lõpuks oma üksused hülgama 70 000 Vene sõdurit. Väike arvutus näitab, et see on umbes 1/6 Venemaa aastasest värbamisest ning Putin seisab silmitsi veel ühe probleemiga. Financial Timesi andmetel on Meremaal sõja ajal desertöörlus rekordtasemel. See tähendab, et Putini poolt sunniviisiliselt Vene sõjaväkke värvatud tsiviilisikud ja meeleheitel inimesed saavad aru, et suured väljamaksed ei loe, kui oled droonide šrapnellist vigastatud. Rääkides meeleheitel inimestest, kirjeldab see fraas hästi Putini lähikondlasi, kes praegu Kremlis ringi jooksevad.
Nad teavad, et peavad värbamisnumbreid kõrgel hoidma, ükskõik mis hinnaga. Nende hiilgav juht nõuab seda ja kõik teavad, et Moskvas võib Putinile mitte alludes aknast välja kukkuda. Nii et praegu näeme Venemaal üha meeleheitlikumaid katseid inimesi värvata. Ja kui me ütleme inimesi, siis me mõtleme sõna otseses mõttes kõiki, kes on veel nõus vastu võtma seda suurt tasu, mida Venemaa pakub. Financial Times mainis juba kurjategijaid ja haavatuid. Venemaal sureb iga päev üle 1000 sõduri, mistõttu värbamiskatsed muutuvad järjest drastilisemaks. ABC ütles juba jaanuaris, et Venemaa vabastab nii palju vange kui võimalik, kui need vangid on nõus võtma relva ja teenima Ukrainas, siis pääsevad nad Venemaa vanglates karistuse kandmisest. 2025. aasta jaanuariks oli Venemaa oma karistussüsteemist värvanud 180 000 sõdurit, teatas Kiev Independent. Ja tõenäoliselt on see number aasta jooksul juba kergesti ületanud 200 000 piiri. Tundub hea mõte. Saada Ukrainasse süüdi mõistetud mõrtsukad, vägistajad ja narkodiilerid ning saad tugeva armee, eks. Sarkasm kõrvale jättes, isegi vandlasüsteem ei suuda Venemaa värbamismasinat lõputult toita. Selle ületamiseks pöördub Venemaa ka välisvõitlejate poole, kust iganes neid leida õnnestub. ABC teatas, et uurimise järgi olid uuritud 160 000 Vene sõdurist üle 550 välismaalased eri riikidest. See näitab, et Venemaa on muutunud nii meeleheitlikuks, et kulutab raha väljaspool oma territooriumi ainult selleks, et tagada sõdurite pidev juurdevool. Teised värbamispüüdlused on veelgi drastilisemad, nagu ERR News teatas, märkis Eesti Välisluureamet 10. veebruaril. Teenistus väidab, et kuna vabatahtlik arv väheneb, survestab Venemaa neid, keda rahaline preemia ei meelita. See hõlmab pettust, hirmutamist, psühholoogilist nõjutamist ja mõnikord ka füüsilist jõudu, et sundida inimesi, kes tahaksid Ukrainast kaugel olla, rindele. Venemaa sihib nüüd oma arvude suurendamiseks sotsiaalselt haavatavaid gruppe, sealhulgas krooniliselt töötuid, sõltuvusprobleemidega inimesi ja neid, keda lämmatab suur võlakoorem. Seetõttu on Eesti Välisluureameti sõnul Venemaa eesliini üksustes peamiselt inimesed, kellele tavaliselt relvi ei usaldataks. Tundub ju tugev armee aluseks. Inimesi, kes ei taha võidelda, sunnitakse lahingusse, kus nende elu lõpeb hetkega Venemaa kehvade taktikate ja Ukraina territooriumi tugeva kaitse tõttu. Kreml teab väga hästi, kui kasutud need väidetavad võitlejad on. See isegi ei vaevu korralikult välja õpetada seda kahuriliha, nagu United 24 meedia avaldas 10. veebruaril. Ivan, Vene ajateenija, ütles väljaandele, et sõjaline väljaõppe kestab vähem kui 2 nädalat. Pärast arstlike kontrolle küsiti, kas olen ülehomme valmis sõjaväebaasi minema. Saime 5 päeva väljaõpet ja ootasime veel 5 päeva üksuse vahetust. Siis läksime lahingupositsioonidele, ütleb Ivan. Venemaa kaotab nüüd päevas üle 1000 sõduri. Riigi sõjaline väljaõppe kestis kuni 6 kuud, enne kui see aastal 2013 lühendati 3 kuule. Venemaa enda seadused ütlevad, et ajateenijad peavad enne rindele saatmist läbima 4 kuud väljaõpet, kuid selgelt seda ei toimu. Nüüd koolitab Venemaa oma sõdureid umbes sama kaua, kui kulub korraliku juuretise valmistamiseks, ja need sõdurid püsivad Ukrainas umbes sama kaua, kui see leivataigen. Veteranid on läinud. Peaaegu kõik, kes tegelikult tahavad võidelda, on läinud. Alles on vaid kahuriliha, keda Putin saadab Ukraina droonide vastu. Nüüd hakkate juba mõistma, miks Venemaa sõjavägi ei suuda Ukrainas mingit märkimisväärset edu saavutada. Video alguses mainisime, et Putini alustatud sõjast ei taastu Venemaa sajandi jooksul. Miks see nii on? Selle mõistmiseks peame minema Putini presidendi aja algusesse. Endine KGB agent polnud küll naiivne, kuid võib-olla polnud ta piisavalt teadlik demograafilistest probleemidest, mille keskele sattus. Independent kirjutas 2025 aasta oktoobris, et Putin on presidendina tegelenud Venemaa rahvastikuprobleemiga, kui ta ei pea sõda. Ta tunnistas seda probleemi juba 2005. aastal, kui ütles, et Venemaa rahvastikuprobleemiga tegelemine on ülioluline riigi sotsiaalse ja majandusliku stabiilsuse jaoks. Ta ütles midagi sarnast ka 2019. aastal, märkides, et Venemaad kummitab rahvastikuprobleem, mida Putin pole siiani suutnud lahendada. Ja samal kuul, mil Independent oma artikli avaldas, oli Putin taas rahvastiku teemat tõstatanud, rõhutades, kui oluline on Venemaa sündimuse tõstmine kogu riigi tuleviku jaoks. Ta ütles seda ajal, mil Ukrainas suri iga päev umbes 1000 potentsiaalset isa. Putin ei lase halbadel otsustel takistada häid avaldusi. Ükski Putini alates võimule tulekust tehtud algatus pole pikas perspektiivis aidanud. Venemaa majanduslik õitseng.
Putini võimu alguses aitas muidugi. Sündimus kasvas 1999. aasta 1,21 miljonilt 2015 aastaks 1,94 miljonini, kuid on pärast seda taas igal aastal langenud. 2024 aastal sündis Venemaal 1,22 miljonit last, sama palju kui Putini võimu alguses. Pärast Nõukogude Liidu lagunemist on riigi rahvaarv aeglaselt ja pidevalt vähenenud. 1990 aastal oli Venemaa rahvaarv 147,6 miljonit. Nüüd on see 146,1 miljonit, kaasa arvatud 2 miljonit inimest, kelle Venemaa lisas pärast Krimmi ebaseaduslikku annekteerimist. Aga kuidas see Venemaa sajandipikkuse taastumatusega seotud on? Liigume aastasse 2100, enam kui 100 aastat pärast Putini võimule tulekut. Venemaad mõjutab enam ülemaailmne tendents, et inimesed saavad vähem lapsi kui paljusid teisi riike. Inimteaduste instituudi andmetel prognoosib ÜRO, et Venemaa elanikkond väheneb 74 kuni 112 miljonini. Tulevikumaailmas on Venemaa territoriaalselt hiiglane, kuid rahvaarvult kääbus. Seda mõistab ka Putin. Inimteaduste instituudi sõnul ei ole Venemaa elanikkond mitte ainult palju väiksem kui Hiinal, Indial või Ameerika Ühendriikidel, vaid ka poole väiksem kui Brasiilial ja Etioopial ning kolmandik Nigeeria ja Pakistani elanikkonnast. See on Venemaa jaoks sajandipikkune probleem ja riik on teekonnast juba veerandi läbinud. Nüüd lisame sellele looduslikule kriisile veel brutaalse ja kurnava sõja. Sõja, mis on Venemaale juba maksma läinud üle 1,22 miljoni inimese, peaaegu kõik neist mehe. Sõda, mis nõuab üle 1000 elu päevas. David Axe väidab, et Venemaal kulub selle sõja võitmiseks kuni aastani 2256 ja see maksab 101 miljonit elu, kui edasiliikumine jätkub 2025. aasta mai tempos. Milline mõju on sinu arvates nii suurel potentsiaalsete isade kaotusel Venemaale 100 aasta pärast? See ei ole sugugi hea mõju rahvastiku seisukohalt ning Venemaa kahanev rahvaarv toidab paljusid teisi probleeme, mis näivad riiki laastavat veel kaua pärast seda, kui Putin on oma viimase hingetõmbe teinud. Nagu Carnegie fond välja toob, koges Venemaa sündimuse osas midagi üsna sarnast Nõukogude Liidu kokkuvarisemise ajal. Madalat sündimust aitas leevendada endistest Nõukogude vabariikidest kodumaale kolinud venekeelsete kodanike sissevool. Venemaal pole enam vaba pääsu võimalust. Tõsi, riiki immigreerub endiselt inimesi, kuid mitte venekeelseid ning neil on rohkem valikuid. Fond toob näiteks Kesk-Aasia töölised, kes varem kolisid massiliselt Venemaale. Venemaal on nüüd selle demograafilise rühma liikmeid 3,5 miljonit, 2012-2013 oli neid ligi 2 korda rohkem. Venemaa on samuti ummikseisus. Rohkem Aasia immigrante nõrgestab vene identiteeti. Aga kui immigrandid teistest riikidest lahkuvad, nagu nad on viimase 10 jooksul miljonite kaupa teinud, kaotab Venemaa oma tööjõu, mis põhjustab suuri majanduslikke probleeme. Venemaal tekkis juba varem tööjõupuudus. Üle 1000 sõduri kaotamine päevas Ukrainas süvendab rahvastikukriisi, mis on kestnud juba sajandi. Juba on näha Putini sissetungi otsest mõju Venemaa majandusele. Oktoobris Forbesile antud intervjuus ütles Atlandi Nõukogu Euraasia Keskuse asedirektor Andrew Danieri, et Vene poolel on kõige suurem kaotuste demograafiline rühm 30. eluaastates vene mehed. Need on mehed, kes oleksid peagi jõudmas oma parimatesse sissetuleku teenimise aastatesse. Vabatahtlikud sõdurid ehk kontraktnikud valisid valitsuse suure väljamaksed Ukrainas võitlemise ja suremise eest. Oluline on surma saamine. Iga surnud 30. eluaastates venelane on kas keegi, kes ei saa enam perekonda luua või keegi, kes jätab oma perekonna maha. See kõik süvendab Venemaal juba olemasolevat suurt rahvastikukriisi ja järgmise umbes 75 aasta jooksul läheb Venemaal olukord ainult palju hullemaks. Venemaa on juba oma oskuslikud sõdurid kaotanud. Enamik sellest, mida riik Ukrainasse saadab, on nüüd kahuriliha. Mõned neist, keda Venemaa on kaotanud ja jätkab kaotamist, omasid ka muid oskusi. Mõned neist võisid olla insenerid, kes võinuks Venemaal infrastruktuuri arendada. Teised võisid olla oskustöölised, keda Venemaa vajab tehastes, mis töötavad vaid 81% ulatuses ning mille tootlikkus langeb tööjõu ja raha vähenedes. Putinis sõda tapab iga päev üle 1000 sõduri ja ka töötajaid. See tapab abikaasasid, isasid, karjäärimehi, rahateenijaid, kaevandusi ja muud, mida riik tulevikus vajab. Venemaa jääb tõenäoliselt ka järgmisel sajandil püsima, kuid peab pealt vaatama, kuidas Hiina ja India temast mööda lähevad. Kõik Putini territoriaalsete ambitsioonide tõttu. Kõik taandub küsimusele, kes hakkab Venemaad üles ehitama. Need pole need, keda Putin ohverdab oma ambitsioonide nimel.
Nad ei tööta, ei saa lapsi ega päästa Venemaad vältimatust saatusest aastaks 2100. See ei ole isegi Putin, Venemaa president, kes on 73-aastane ja kui ta ei kavatse teeselda igavest elu vahetuvate teisikute abil, siis pole temagi enam kaua siin. Tuume asja tagasi lahinguväljale. Tegelikkus on see, et praegu nähtav Venemaa surmade tohutu hulk ei hakka kuidagi paranema. Ukraina kaitseministeerium on seadnud eesmärgiks tappa 650 000 Vene sõdurit, mis ainult süvendaks värbamiskriisi, mis on tekkinud sellest, et Venemaal ei ole enam nii palju inimesi, kes oleksid valmis Putini palga nimel võitlema. Igaüks neist surmadest aitab kaasa ka Venemaa rahvastikuprobleemile just neil viisidel, mida me äsja kirjeldasime. Ukrainal on hea võimalus selle eesmärgi saavutamiseks, kui praegune olukord lahinguväljal midagi näitab. Vene pealetungid nõrgenevad. Praeguse tempoga võtab Venemaal vähemalt veel 2 aastat, et täielikult okupeerida Donbassi piirkond, mille nimel ta praegu võitleb, vastavalt Deep State UA seireprojektile. See tähendab veel 2 aastat pidevat surma, mis hinnanguliselt, tuginedes sellele, mida Venemaa on seni kaotanud, maksab riigile veel umbes 600 000 inimest. Tõenäoliselt isegi rohkem, kuna Venemaa suured mehhaniseeritud rünnakud on peamiselt möödas. Venemaa soomustehnika sai otsa enne, kui tal inimesed otsa said. Venemaa kasutab jalaväge infiltreerumistaktikatega väikeste edusammude saavutamiseks, mis sageli toovad rohkem surma ja on muutunud tavapäraseks. Kui niinimetatud sõjaline erioperatsioon ebaõnnestus, tegi Putin panuse. Kui Venemaa avaldab piisavalt survet, laguneb Ukraina. Mihhail Kaufmann Carnegie fondist ütleb, et panus on kaotatud. Putini panus on olnud, et pidev surve igal rindel viib lõpuks Ukraina poolel kokkuvarisemiseni. Kaufmann ütleb, et Vene vägede võitlusviis ei too operatiivselt olulisi läbimurdeid. Ainus, mida me nüüd küsida saame, on, kui kaua Putin selle kõigega jätkab. Mida kauem Ukraina sõda kestab, seda halvemini näeb Venemaa välja sajandi lõpuks. Kui Putin jätkab selle läbikukkunud panuse tagaajamist, võib Venemaa jõuda prognoositud rahvaarvuni kiiremini, mis toob hukatust majandusele, sõjaväele ja rahvale. Putini armee on verest tühjaks jooksmas. Venemaa teeb sama. Putin tahtis impeeriumi, aga on põhjustanud kokkuvarisemise. Majanduslik surve, kasvav separatism ja vähenev geopoliitiline mõju viivad Venemaa languseni. See jätkub. Kreml käsib rünnata ja Venemaa sõdurid marsivad. Ilma soomuseta ja kohutavas seisus üritavad need sõdurid läbida tapavälju, mis on täis droone, et võidelda ukrainlastega, kes ootavad, et neid hävitada. Paratamatu juhtub. Venemaa sõdurite surmad on rekordtasemel. Vladimir Putini vägesid pühitakse maa pealt, kui droonitorm põhjustab Venemaale kaasaegse ajaloo rängimad sõjalised kaotused. Jaanuar on olnud Venemaa jaoks pideva surmakuu ning taas on sündmuste keskmes Ukraina droonid. 5. veebruaril teatas Ukraina, et ainuüksi jaanuaris kõrvaldati üle 30 000 Vene sõduri. Ja kui me ütleme kõrvaldati, siis me mõtleme, et need sõdurid ei tule enam kunagi tagasi. Nad ei saanud vigastada. Meid ei ole vangistatud, vaid Ukraina droonid on need sõdurid hävitanud ja iga surm on kinnitatud, selgitab president Volodõmõr Zelenski. Kõik kaotused on kinnitatud ja igal rünnakul on Delta-süsteemis videosalvestus, ütles Zelenski numbreid avaldades. Tuleme selle süsteemi juurde kohe tagasi. Esiteks oli ka Ukraina uuel kaitseministril Mihhailo Fedorovil palju öelda selle kohta, mida riigi mehitamata süsteemide väed jaanuaris saavutasid. Uusimate arvude avaldamiseks Telegrami kasutanud Fedorov ütles, jaanuaris kõrvaldasid kaitsejõud üle 30 000 Vene sõduri. Kõik kaotused kinnitati. Iga rünnaku videosalvestus on Delta-süsteemis. Selle kuu tulemuste põhjal oli selles valdkonnas juhtpositsioonil SBU eriüksus Alfa. See viimane osa on eriti huvitav. Praeguseks on hästi teada, et Ukraina peab droonioperaatorite edetabeleid, jälgides saavutusi ja premeerides neid, kes hävitavad Vene sõdureid. Ukraina julgeolekuteenistuse ehk SBU Alfa üksus saavutas sel kuul suurima tapmiste arvu. Võib-olla on järgmisel kuul esikohal mõni teine üksus. Fedorov andis ka veidi rohkem selgust nende arvude kohta graafikus, mida ta jagas oma Telegrami postituses. Jaanuaris tappis Ukraina kontrollitult täpselt 30 618 Vene sõdurit, mis tähendab umbes 987 Vene sõduri surma iga päev. See avaldab Venemaale suurt mõju, sest sõdureid kaotatakse kiiresti ja pealetungide jõud ning arv on piiratud. Ukraina droonioperaatorid osalesid kuu jooksul 7495 missioonil, mida Fjodorov nimetab NRC missioonideks. Ukrainska Pravda sõnul täidavad Ukraina maismaarobotid NRC missioone.
Fjodorov tõstis esile Ukraina 3. eraldiseisva ründebrigaadi ja märkis, et Ukraina eesmärk on luua robot, mis teeb lahinguväljal võimalikult palju ohtlikku tööd, vähendades sõdurite riski. Olulisemad kui üksikasjad on pealkirja numbrid. Jaanuaris kaotas Venemaa Putini jaoks üle 30 000 sõduri, ka need, keda juht vaevu inimeseks peab. Jääge meiega video lõpuni, et teada saada Ukraina jaanuari saavutustest. Varem mainisime Ukraina Delta süsteemi. See süsteem on see, mida riik kasutab oma droonioperaatorite saavutatud tabamuste arvu jälgimiseks ja see on märkimisväärne tehnoloogiline lahendus. Augustis teatas Ukraina kaitseministeerium, et Delta süsteem on kasutusel kogu Ukraina sõjaväes, võimaldades kõigil üksustel sellele andmevaramule ligi pääseda. Varam on tõesti sobiv nimetus. Kaitseministeeriumi poolt Delta kohta antud tehniline kirjeldus on kasulik, kuigi see ei selgita tegelikult, kui võimas see süsteem on. Denos Šmõhal ütleb, et Delta on digitaalne lahingu ökosüsteem, mis annab Ukraina relvajõududele tehnoloogilise eelise. See annab lahinguvälja ülevaate reaalajas, toetab operatiivset planeerimist ja lihtsustab info jagamist üksuste, brigaadide, formeeringute ning vajadusel liitlastega. Seega on see selgelt luuravahend, kuid selle ulatus on peaaegu kogu maailmas võrreldamatu. Tuume teile näite. Iga drooni tabamuse, mille Ukraina jaanuaris väidetavalt saavutas, on salvestanud just need samad FPV droonid, mis need tabamused tegid. Videomaterjal laaditakse Deltasse kõigile vaatamiseks, mis on juba iseenesest väärtuslik luureinfo. Iga droonitabamus võib anda lisateavet, näiteks varustuse asukohad, mida Vene sõdurid Ukrainas liigutavad. Sellele lisanduvad luuredroonid. Iga Ukraina droon, mis maapinda jälgib, laeb reaalajas video Deltasse. Jälgijad saavad anda käsu kiireks rünnakuks kõigele, mida Ukraina luuredroonid näevad ning seda teavet jagatakse kogu Ukraina sõjaväes. Loomulikult on veel palju muudki, kuid juba augustis väitis Šmija, et Delta toetab iga päev 2000 Vene sihtmärgi märgistamist, mis teeb aastas umbes 730 000 kinnitatud sihtmärki. Delta on ilmselt Ukraina tähtsaim süsteem. Me keskendusime droonide kogutud videomaterjalile, kuid nagu Gray Dynamics näitavad, saadetakse Delta süsteemi kõik pildid ja videod, mis on kogutud inimluureallikate, andurite, satelliitide või põhimõtteliselt ükskõik millise seadme poolt, mis suudab infot digitaalsesse süsteemi edastada. Kogu selle info tulemusena valmib suur kaart, mis näitab Vene vägede asukohti ja on Ukraina otsuste jaoks ülioluline nii maal kui õhus. Ukraina on saanud vähem kui 4 aastaga võrgusõja meistriks. Delta abil teab Ukraina täpselt, mitu Vene sõdurit ta jaanuaris tappis. Delta võimaldab meil näha, et jaanuari tapmiste arv järgneb kuudele, mil Ukraina põhjustas Vene sissetungijatele suuri kaotusi. Detsembris väitis Zelenski, et Ukraina tappis 35 000 Vene sõdurit. See oli 2 korda rohkem, kui Vene sõdureid tapeti 2024. aasta detsembris, kuid pole teada, kas kõik tapmised tehti droonidega või on need kinnitatud kõigist allikatest. United 24 meedia teatel oli novembris umbes 26 000 ja oktoobris peaaegu 25 000 tapmist. Kõik kinnitas Delta. See, mida me jaanuaris nägime, ei ole sugugi ühekordne juhus. See on Ukraina sõja uus muster ja on palju põhjuseid, miks Ukraina nii suuri tapmiste arve kuust kuusse saavutab ning miks see on Venemaa jaoks halb. Peagi kuulete neist põhjustest. Enne seda on oluline märkida. Ukraina jaanuarikuu tapmised, mida teatati, on ainult Delta kaudu kinnitatud. Tegelik arv on palju suurem. Deltal ei ole tõendeid iga tapmise kohta, mille Ukraina saavutas. See suudab tõestada ainult neid tapmisi, mis on süsteemi üles laetud ja seal registreeritud. Oletame näiteks, et Ukraina suurtükituli hävitab Vene kaeviku. Selline rünnak võib tappa mitu Putini okupanti, kuid neid surmasid ei kinnitata, kui tagajärgi pole salvestatud või pildistatud. Seda on raske teha, kui laibad on kaevikutes või punkrites ning Ukrainal on olulisemad asjad kui droonide raiskamine iga koha kontrollimiseks. Piisab teadmisest, et koht on hävitatud. Ohvreid ei arvestata. Selliseid registreerimata rünnakuid Venemaa vastu toimub iga päev. See tähendab, et Ukraina avaldatud arvule võib lisanduda tuhandeid surmasid, muutes Putini jaoks juba raske kuu võimalikuks sõjapöördepunktiks. Venemaa olukord halveneb veelgi, sest Ukraina teatas, et ei kavatse peatuda. 30 000 tapmist kuus on muljetavaldav, aga mis oleks, kui see oleks 50 000? See on Fjodorovi igakuine eesmärk Ukraina droonidele 2026 aastaks, et muuta sõja hind Venemaale talumatuks nii rahaliselt kui ka inimressursi mõttes.
nii et me võime 2026 aastal teatada veelgi rohkematest rekordi purustavatest kuudest, eeldades, et sõda kestab aasta lõpuni. Ja see pole veel kõik. Ukraina FPV droonide operaatorid on jaanuaris silma paistnud, kuid ka kaitseoperaatorid on olnud väga tähtsad. Laseme Fjodorovil selgitada. Püüdurdroonide operaatorid tulistasid alla rekordarvu Shahide, Nemesis oli liider, teatas Ukraina kaitseminister Telegrammis. Ta lisas, suurendame väikeste õhutõrjesüsteemide tõhusust taeva kaitseks. Samal ajal takistame koos partneritega vaenlasel lääne tehnoloogiate kasutamist Ukraina vastu. Fjodorov ei too konkreetseid arve, vaid mainib Ukraina püüdurdroonide operaatorite rekordeid, mida nad peavadki purustama. UK Informi andmetel lasi Venemaa 2026 jaanuaris välja üle 6000 kaugmaa ründedrooni, tõenäoliselt Shahedi tüüpi. Ukraina õhutõrje ülekoormamiseks saadeti tohutult droone. Mida rohkem Ukraina püüdurdroonid hävitavad ründedroone, seda paremini saavad teised õhutõrjesüsteemid keskenduda Venemaa poolt koos droonidega lastud rakettide ja juhitavate pommide hävitamisele. Mitte miski sellest ei ole Venemaa jaoks hea. Aga enne kui me sellesse sügavamalt sukeldume, te vaatate saadet Sõjasaade. Kui sa pole veel tellinud, siis nüüd on ideaalne aeg seda teha, kui soovid rohkem teada saada Ukraina kaitse kohta Putini agressiooni vastu. Oleme korduvalt maininud, et Ukraina jaanuarikuine saavutus toob lahinguväljal olulisi tagajärgi. Peamine neist on lihtne. Ukraina jätkab Vene sõdurite kiiret hävitamist. Oleme märkinud, et see on teine kuu järjest, kus Ukraina droonid on põhjustanud üle 30 000 hukkunu ning 4. kuu, mil on ületatud umbes 25 000 piir. Siin näeme Ukraina aastatepikkuse droonide innovatsiooni tulemust, mis tõi täiesti uue, seni nägemata strateegia. Venemaa sõdurite kaotused poleks nii suured, kui Ukraina oleks piirdunud Putini soovitud sõjapidamisega. Kui Ukraina oleks ainult kindlustanud ja võidelnud Venemaa tankide, soomukite, suurtükkide ja sõdurite masside vastu, oleks Putini väed liikunud Ukrainas palju kiiremini edasi. Aga sõdurid liiguvad vaevu edasi ja põhjuseks on see, et 10 000 neist saavad tükkideks rebitud juba ammu, enne kui nad jõuavad positsioonideni, mida nad peaksid ründama. Ukraina on rajanud sügavad kaitsetsoonid FPV droonide ja muude vahenditega, mis paiknevad enne Venemaa vallutatavaid kindlustusi. Poliitiku sõnul on tekkinud õuduste haldtsoon, kus droonid pidevalt jahtivad sihtmärke. See haldtsoon ulatub tihti kuni 20 kilomeetri ehk 12,4 miili rindest eemale. Kumbki ei taha oma sõdureid hallitsooni saata. Ja Ukraina ei pea saatma. Just Venemaa alustab neid rünnakuid, mis tähendab, et just Venemaa saadab tuhandeid sõdureid ületama seda, mis on muutunud tänapäevaseks versiooniks Esimese maailmasõja kaevikusõja ajal nähtud ei kellegi maast. Ukraina linnade kaitse tugineb nüüd tugevalt neile tapatsoonidele ja need tõestavad, kui tõhusad need võivad olla. Venemaa peab kulutama palju sõdureid ja tehnikat, samas kui Ukraina kaitsjad jäävad tagapool ja lasevad vastasel end ise hävitada. Kui Venemaa väed murravad läbi, on nad kurnatud. Mis puudutab Ukrainat, siis kaotused, mida ta tekitab Venemaa ründavatele vägedele, loovad tapaväljadesse lünki, mille kaudu saab korraldada sihitud vasturünnakuid. Ukraina ei pea saatma tuhandeid sõdureid. Kui tapaväljad ja neis lendavad tuhanded droonid on oma töö teinud, saab Ukraina vasturünnakule minna. 5. veebruaril tuli veel üks huvitav paljastus. NBC Newsi andmetel on Zelenski tunnistanud, et 55 000 Ukraina sõdurit on Venemaaga võideldes hukkunud. See on Ukraina jaoks tragöödia, kuid see heidab veelgi teravama valguse sellele, kui tõhusalt on Ukraina suutnud oma territooriumi kaitsta Venemaa agressiooni vastu. 55 000 on väiksem kui Ukraina detsembris ja jaanuaris Venemaale põhjustatud 65 000 hukkunut. Venemaa on 2 kuuga kaotanud rohkem sõdureid kui Ukraina peaaegu 4 aastaga. Meil on rohkem infot. 2025. aasta veebruaris ütles Zelenski, et hukkus 46 000 Ukraina sõdurit. Ukraina kaotas aastaga 9000 sõdurit ehk 750 sõdurit kuus, samal ajal kui Venemaa kaotas jaanuaris 40 korda enam. See šokeeriv statistika paljastab 2 asja. Venemaa strateegia ei toimi ja Ukraina kasutab edukalt oma droone, et põhjustada suuri kaotusi ning samal ajal säästa oma enda sõdurite elusid. Jällegi jõuame tagasi selle juurde, kuidas Ukraina on täielikult muutnud sõjapidamise reegleid võrreldes sellega, mida Putin arvas. Ükski kaitsemeetmetest ei näi Venemaad aitavat. Võrgud ja signaalihäired okupeeritud aladel võivad takistada Ukraina droonide tööd, kuid tapatsoonides on Venemaa sõdurid kaitseta. Mõnel juhul lausa sõna otseses mõttes, kuna Venemaa saadab oma jalaväelasi ründama Ukraina kaitseliine.
Üksustes, kus on vaid 4–6 sõdurit, pole palju vaja, et need üksused laguneksid. Kui nad liiguvad läbi tapatsoonide, hakkavad paanikas Vene sõdurid ringi jooksma nagu peata kanad, kuni juhtub paratamatu. Droon leiab nad üles. Delta saab uue video. Ukraina tapatsoonide strateegiat piiraks vaid droonide lõppemine, mis sunniks sõdureid linnade kaitsmisel aktiivsemalt tegutsema. Kõik Putini lootused selleks on juba kadunud. 26. jaanuaril teatas Militarnõi, et Ukraina plaanib 2026 aastal toota üle 7 miljoni erinevat tüüpi drooni. Selle numbri avaldas Ukraina kaitseministri asetäitja Serhai Bojev. Ta märkis, et Ukraina droonid on loonud niinimetatud löögitsoonid, mis on 20-kilomeetrised tapatsoonid. Droonide tootmise kasvades Ukraina kavatseb neid tapatsoone laiendada 100 kilomeetrini ehk umbes 62 miilini. See saavutatakse rünnates Vene sihtmärke sügavamal, hävitades sõdureid ja varustust, mis püüavad jõuda Ukraina kaitsepositsioonide lähedale. See on uus arenguetapp. Ukraina kasutab keskmaa ründedroone logistikasõlmede, juhtimiskeskuste ja väekoondiste ründamiseks lahinguliinide taga, samal ajal kui FPV-droonid raskendavad sõdurite elu rindel. Belta annab Ukraina sõduritele infot, tänu millele saavad nad droone kasutada töödeks, mis varem oleksid neid ohtu seadnud. 2026 aastal nimetab United24 meedia Ukraina tegevust kõvera painutamiseks. Seniini pole Venemaa mitte ainult suutnud oma kaotatud sõdureid asendada, vaid on värvanud nii palju uusi, et on oma vägede suurust Ukrainas mitmekordselt kasvatanud. Fjodorovi seatud 50 000 surma eesmärk on Venemaa elavjõu ületamisel võtmetähtsusega, selgitab United24 meedia. See on Ukraina sõjas väga oluline. Moskva on 4 aastaga saatnud sõtta ja kaotanud terve armee, 1,2 miljonit inimest, ning sama palju on taas värvatud. Alustades täiemahulist sissetungi 160 000 sõduriga, on Vene väekoondis Ukraina territooriumil nüüdseks ületanud 700 000 sõduri piiri, teatab väljaanne. Kõvera painutamine tähendab suuna muutmist, kus Venemaa suudab kaotatud sõdureid asendada ja väge suurendada. Ukraina eesmärk on nüüd tekitada Venemaale iga kuu nii suuri kaotusi, et Putini värbajad ei jõua enam järgi. Kui Ukraina jõuab eesmärgini, väheneb 700 000 sõdurit kiiresti, 650 000, mis siis 600 000, nii et nii edasi, kuni Venemaa viimane eelis Ukraina ees kaob. Viimased kuud olid Ukrainale tähtsad, sest olukord muutus. Kyiv Independenti andmetel suutis Venemaa detsembris värvata vaid 27 400 uut lepingulist sõdurit. Ukraina tappis sel kuul umbes 35 000 Putini sõdurit, põhjustades Venemaal detsembris 7600 sõduri puudujäägi. Pole teada, kas Venemaa värbamine oli jaanuaris edukam kui varem, kuid eesmärk on 2026 aastaks värvata 400 000 inimest ehk 33 300. Jaanuar võis vabalt olla veel üks kuu, kus Venemaa korvamatud kaotused ületasid värbamise ja pole mingit garantiid, et Venemaa seatud eesmärk tegelikult täidetakse. Ukrainas hukkub rohkem Vene sõdureid, kui Venemaa värvata suudab. Kõver hakkab muutuma. Kui Ukraina suudab põhjustada 50 000 Vene sõduri hukkumist kuus, saabub murdepunkt, mis hävitab Putini lootused Ukraina alistamiseks. Ukraina on suutnud muuta relvatüübi, mis algselt oli pigem haruldus, üheks kõige tõhusamaks, mida kaasaegne sõjapidamine on kunagi näinud. Lazari grupp oli võtmetähtsusega Ukraina droonide arendamisel, aidates muuta venelaste jahtimise ööpäevaringseks McDonaldsi-laadseks operatsiooniks. Vene Aururull pidi Ukrainast lihtsalt üle sõitma, jättes Putini ja Kremli kaaslased üksnes võimu demonstreerima Euroopa üle, aga nii ei läinud. Välgukiirusel vallutuseks mõeldud operatsioon paljastas hoopis, et Venemaa on viimase sajandi kõige kehvem kaasaegne sõjavägi. Putini sõda Ukrainas plahvatab meie silme all ja me kõik näeme, kuidas täielik sõjaline kokkuvarisemine välja näeb. Ja selle tõestuseks on hiljutine raport strateegiliste ja rahvusvaheliste uuringute keskuselt ehk CSIS-ilt, mis tõi välja, et Venemaa edusammud Ukrainas on nii naeruväärsed, et kaasaegne sõjaline maailm pole midagi sellist näinud alates esimesest maailmasõjast. Kõik hilisemad sõjad on toonud kiiremaid edusamme kui Venemaa Ukrainas. Isegi esimese maailmasõja veriseimad lahingud arenesid kiiremini kui Venemaa praegune edenemine. Putinis sõdurid seisavad silmitsi droonilainete, hävitava suurtükitule ja Ukraina kaitsega, mis suudab kohaneda kõigega, mida Venemaa nende teele paiskab, kuid üks näitaja paistab eriti silma. Venemaa edeneb päevas 1570 meetrit ehk umbes 49,2 kuni 229,6 jalga.
Võid umbes sama pika maa läbida oma majast kõnniteeni, mis näitab, et Venemaa väed liiguvad edasi pigem roomates kui tormijooksuga ja see ei vii neid mitte võidule, vaid pigem vältimatu ja laastava kaotuseni, mis tundub täpsem. Venemaa maksab nende väikeste edusammude eest kõrget hinda, nagu saad teada, kui vaatad videot edasi. Enne süvenemist tasub vaadata CSIS-i raportit ja selle mõju Venemaa edasiliikumise kiirusele vallutatud aladel. Venemaa jaoks on viimased 2 aastat olnud raske aeg edasiliikumisel. Pärast Avdiivka langemist Donetski oblastis 2024. aasta veebruaris arvas Venemaa, et tal on kogu initsiatiiv ja liigub Donetskis vabalt edasi. Venemaa teel seisis vaid Pokrovski linn, mis oli Ukraina tähtsaim logistika- ja transpordisõlm Donetskis ja idarindel. Kõik, mida Venemaa pidi tegema, oli sihtmärk vallutada. Pokrovski pommitati kohe pärast Avdiivka langemist. Liukpommid hävitasid hooneid ja kustutasid jäljed kunagisest asulast. Venemaa kasutas kaugmaa ja FPV-droone, et viia väed Pokrovski lähedale. Kui sõdurid olid linna lähedal, algasid suurtükituli ja jalaväerünnakud. See on Venemaa taktika. Üle ujutada vaenlane varustuse ja elavjõuga ning lõpuks võita. Ainult, et Venemaa pole võitnud. Nagu CSIS märgib, on Venemaa suutnud pärast Avdiivka langemist ja alates 2026 aasta jaanuarist Pokrovski suunas edasi liikuda vaid veidi alla 50 kilomeetri ehk umbes 31 miili. See selgitabki aeglast, umbes 70 meetrit päevas edenemist, mida me varem mainisime. Venemaal kulus ligi 2 aastat, et saavutada osaline kontroll Pokrovski üle. Ütleme osaline, sest Ukraina hoiab endiselt linna põhjaosa. Võib kuluda veel nädalaid või kuid, enne kui Pokrovski kaitse murdub, kui üldse murdub. Venelased ei suuda vallutada võtmelinnu ja asulaid, mitte ainult Pokrovskit. Võtame näiteks Tšassivi Jaari asula. Tunduvalt väiksem kui Pokrovsk on Tšassivi Jaar samuti üks Ukraina kaitseselmedest. Venemaa suunas pilgu sellele asulale 2024 aasta veebruaris pärast Bahmuti vallutamist mais ning väitis selle asula vallutamist ka juulis 2025. Ukraina jätkas võitlust ka pärast seda väidet ning võitleb siiani. Venemaa edeneb Tšassivi Jaari suunal veel aeglasemalt kui Pokrovski juures. CSIS artiklit käsitleva United24 meediaraporti järgi on Vene väed 2 aasta jooksul Tšassivi Jaari suunas liikunud umbes 10 kilomeetri ehk 6,2 miili. See edenemistempo näitab päevase hinnangu alumist piiri, mille me varem peamise numbrina välja tõime, vaid 15 meetrit päevas. Kõikjal rindelõikudes, kus Venemaa üritab aktiivselt nii kiiresti kui võimalik edasi liikuda, on näha sellist läbikukkumist. Venemaa on Kupjanski sektoris Harkivis edasi tunginud. 2024. aasta novembri keskpaigast on nad edenenud vaid 9,5 kilomeetri, 5,9 miili, mis teeb keskmiselt 23 meetrit päevas, üle 75 jala. Venemaa teatas Kupjanski vallutamisest, millel on oma põhjus, nagu Tšassivi Jaari puhul. Selle selgitame hiljem videos. Venemaa jaoks on ainus helge hetk Huljaipole linna vallutamiskatsetes kiire edenemine Zaporižja oblastis. Venemaa väed on edenenud 18,5 kilomeetrit ehk 11,5 miili keskmiselt, 297 meetrit ehk 974 jalga päevas. Arvestades toimuvat mujal Ukrainas, peab Venemaa mõtlema, kui kaua nad suudavad Huljaipole sama tempot hoida, enne kui Ukraina hakkab sealgi samasugust kaitset rakendama nagu teistes mainitud piirkondades. Järgmiseks vaatame huvitavaid numbreid. Kuidas Venemaa edasiliikumise seis võrreldes sellega, mida oleme näinud teistes sõdades ja lahingutes viimase sajandi jooksul? Nagu varem mainitud, edeneb Vene pealetung, välja arvatud Huljaipole sektor, vaid 15-70 meetrit päevas, sõltuvalt piirkonnast. See on isegi halvem kui Sommi lahinguaegne edenemistempo, mis oli küll väga verine ja kurnav, kuid kus Suurbritannia ja Prantsusmaa väed liikusid vähemalt 80 meetrit ehk umbes 260 jalga päevas edasi. See lahing oli üks esimese maailmasõja verisemaid, ulatudes selleni, et Suurbritannia kandis 1. juulil 1916 ühe päevaga 57 000 kaotust. Venemaal pole olukord veel halb, kuid nende aeglane edenemine on ametlikult hullem kui lahingus, kus valitses kaevikusõda ja sõdurid hukkusid massiliselt püüdes ületada Ikelegi maad. Venemaa ise edenes pärast Leningradi blokaadi teise maailmasõja ajal palju kiiremini, saavutades päevas umbes 1 kilomeetri ehk 0,62 miili, väidab CSIS. Galiitsia lahingus esimese maailmasõja ajal liikus Venemaa päevas 1,58 kilomeetrit ehk veidi alla miili. Need olid jälle kurnavad lahingud suurte kaotustega. Venemaa edeneb nüüd aeglasemalt kui tollal. Põhipoint. Tõeline häbiplekk Putinile.
Kui Ukraina vastu ründas Venemaa Kurski oblastis, suutsid selle sõdurid edeneda kiirusega 1,25 kilomeetrit ehk umbes 0,77 miili päevas. See on Venemaa kiireim edenemine Ukrainas pärast sissetungi alguspäevi, mil vallutati suuri alasid Harkivi, Luhanski, Donetski ja teistes piirkondades. Sellest ajast on Venemaa teosammul oma eesmärgi poole liikunud. Hiiglaslik sõjaline kilpkonn on sama kasutu kui samanimelised tankid, mis on meeleheitlikus katses end Ukraina droonide eest kaitsta kuhjatud täis igasuguseid kaitsevahendeid. Need kilpkonntankid liiguvad harva edasi ja sama kehtib Venemaa vägede kohta. Laiemat pilti vaadates teatab CSIS, et Venemaa on suutnud alates Putini verise sissetungi algusest 2022. aasta veebruaris täielikult hõivata umbes 75 000 ruutkilomeetrit ehk umbes 28 950 ruutmiili Ukrainast. Okupatsiooni ja kontrolli mõttes on see arv veidi suurem, 120 000 ruutkilomeetrit ehk veidi üle 46 300 ruutmiili, mis moodustab umbes 20% Ukrainast. Siiski hõlmab see territoorium ka Krimmi poolsaart, mille Venemaa annekteeris 2014. aastal koos nende väikeste Donbassi piirkonna osadega, mille ta tol perioodil okupeeris. See esmapilgul muljetavaldav arv muutub vähem muljetavaldavaks, kui arvestada Venemaa poolt viimase 2 aasta jooksul vallutatud territooriumit. 2024. aastal okupeeris Venemaa Ukrainast 3604 ruutkilomeetrit, 1391 ruutmiili. 2025. aastal oli see arv suurem, 4831 ruutkilomeetrit ehk 1865 ruutmiili. See oli kõik, mida Venemaa sai vastu suurele suvisele pealetungile, mis pidi panema punkti sõjale, mis ei näita mingeid lõppemise märke. Ütlesime videos varem, et me näeme, milline näeb välja sõjaline kokkuvarisemine. Need armetud saavutused võrreldes Venemaa sõjaväe tohutu suuruse ja oletatava jõuga näitavad, et Putini väed ei ole üldse võimelised mingisuguseid tõelisi edusamme saavutama. Ja need vähesed edusammud, mida nad saavutavad, tulevad hinnaga, mida Venemaa ei suuda enam kaua taluda. See hind muudab Putini jaoks kõike, kuid enne selleni jõudmist te vaatate The Military Show'd. Nüüd on hea aeg kanal tellida, et tulevikus videotest ilma ei jääks. Venemaa aeglane edenemine oleks mõistetav, kui Putin käseks oma vägedel tagasi hoida ja rünnata Ukrainat vaid sobiva võimaluse korral. Venemaa oleks siis endiselt nagu kilpkonn, kes teoorias võiks aeglase ja järjekindlana võidujooksu võita. Te juba teate, mida me ütlema hakkame. Venemaa strateegia Ukrainas pole läbimõeldud ega ettevaatlik. Venemaa on kaotanud sõdureid kiiremini, kui Putini sissetungi alguses arvati. CSIS hinnangul on Venemaa alates 2022. aasta veebruarist kaotanud 1,2 miljonit sõdurit surma, vigastuste, vangistuse või kadunuks jäämise tõttu. See on sarnane Ukraina rahandusministeeriumi hinnangule, mille järgi on neid umbes 1,236 miljonit Vene sõdurit. 2025. aasta oli Venemaa jaoks eriti ränk, kuna CSIS-i andmetel kaotas Venemaa sel aastal 415 000 sõdurit, mis tähendab igakuist kaotust 35 000 meest. Venemaa olukord võib olla veelgi hullem, eriti pärast Volodõmõr Zelenski aasta lõpus tehtud avaldust. Zelenski ütles, et Ukraina likvideeris 2025. aasta detsembris 35 000 Vene sõdurit, mitte lihtsalt haavatuid või kadunuid, vaid täielikult kõrvaldas nad. Kui lisada muud kaotused, ületab kuine määr CSIS-i hinnangu ja selle tempoga võivad Venemaa kaotused 2026. aastaks ületada 500 000, kui Ukraina jätkab kaitset. Vaatame, kuidas CSIS seda raamistab. CSIS märgib, et ükski suurriik pole pärast teist maailmasõda sõdades nii suuri kaotusi kandnud, tuues näiteks, et USA kaotused on olnud märksa väiksemad. Ameerika Ühendriigid kaotasid Korea sõjas 54 487 sõdurit, Vietnami sõjas 47 434 sõdurit, 1990 kuni 1991 aasta lahesõjas 149 sõdurit, Afganistanis operatsioonide Enduring Freedom ja Freedom Sentinel käigus 2465 sõdurit ning Iraagis operatsiooni Iraqi Freedom käigus 4432 sõdurit. Sõltumata kampaaniate tulemustest võib Venemaa kaotada iga kuu sama palju sõdureid kui USA kogu Korea sõjas. Putini tegevus Ukrainas ei ole samuti võrreldav Venemaa sõjaliste saavutustega pärast teist maailmasõda. CSIS-i hinnangul on Venemaa lahinguvälja hukkunuid 275 325 000, mis ületab 90ndatel ja 2000ndatel aastatel toimunud mõlema Tšetšeenia sõja ohvrite arvu 11 korda. Jah, see on 17 korda suurem kui Nõukogude Liidul oli Afganistanis 1980ndatel.
see on peaaegu nagu Putin tahaks rekordit teha. Auhind kõige aeglasema edenemise eest kõrgeima võimaliku hinnaga läheb Venemaale. Venemaal on raskem, sest nad ei suuda Ukrainale tekitada samasuguseid kaotusi nagu Ukraina Putini vägedele. See on üsna iseenesestmõistetav, sest aeglane edenemine tähendab, et Venemaa ei saa palju Ukraina sõdureid elimineerida. Need suhtarvud pakuvad huvitavat lugemist. CSIS-i andmetel on Ukraina kandnud alates 2022. aasta veebruarist 500 000 kuni 600 000 kaotust, mis on allapoole Venemaa kaotustest. Need arvud näitavad, et Venemaa kaotused on Ukraina omadest 2,5 korda suuremad. Oleme seni jaganud palju statistikat. Nüüd uurime, mida see Venemaale 2026. aasta kontekstis ja Ukraina sõja tuleviku jaoks tähendab. Esimese asjana näeme Venemaa kurnamisstrateegia mõju praktikas. Venemaa on kõigis sõdades alati kasutanud arvulist ülekaalu. Putin kasutab nõukogude taktikat, paisates probleemi lahendamiseks elav jõudu, kuni see kaob. Sõdurid, raketid, droonid, suurtükid, liukpommid, tankid ja kõik muu, mida Venemaa Ukrainas kasutab, on kõik mõeldud selleks, et järk-järgult kulutada Ukraina kaitsevõimet. Teisisõnu, Venemaa edasiliikumise tempo ei saanudki kunagi kiire olla. Tegelikult oleks me pidanud nägema, et kui Venemaa jäi Ukraina kindlustuste taha toppama, oleks neid viivitusi tasakaalustanud kiired Vene vägede läbimurde. Muidugi, me pole näinud, et see juhtuks. Selle asemel, nagu märgib Kiievi Post, on Ukraina kaitse olnud nii tugev, et isegi need vähesed taktikalised kohandused, mida Venemaa on oma kurnamisstrateegias teinud, ei ole toonud kaasa selliseid läbimurdeid, mida Putin vajab. Ukraina rindejoon kindlasti ei varise kokku. Iga uus laine, kus Vene sõdureid ja varustust hakklihamasinasse saadetakse, tähendab, et Vene rindejoon hävitab end ise. Me näeme seda Vene sõjatehnika märkimisväärsetes kaotustes, mis käivad käsikäes verega, mida Putini sõda on valanud. Ukraina rahandusministeerium ütleb, et Venemaa strateegia on neile kallis olnud. Üle 11 600 tanki, enam või 23 950 soomukit, umbes 36 730 suurtükki, tublist üle 118 000 drooni ja tuhandeid muid seadmeid. Loogika ütleb, et need kaotused pole jätkusuutlikud, eriti kui Venemaa soovib läbimurret saavutada. Rünnakud nõrgenevad, sest Venemaa soomus väheneb ja veteranid hukkuvad, asemele tulevad ajateenijad, kes surevad palju kiiremini. Need pole Venemaa ainsad kulud. Kohe räägime teise tüüpi kuludest. Enne seda pöördume tagasi millegi juurde, mida mainisime videos varem. Ütlesime, et on põhjus, miks Venemaa väidab asulate vallutamist, kuigi lahingud seal ilmselgelt jätkuvad. Ja see põhjus on see, et Venemaa püüab end näidata riigina, kellel on sõjas kogu initsiatiiv. Lõppude lõpuks on riik, kellel on kõik trumbid käes, see, kes saab parema kokkuleppe rahuläbirääkimistel, mis on Ukraina ja Venemaa vahel kestnud juba umbes aasta. Ukraina uus hääl tõi esile Venemaa valeväite Kupjanski vallutamisest. See tõi esile Sõjauuringute Instituudi ehk ISV raporti, mille kohaselt Kreml loob sõjas alternatiivreaalsust, et mõjutada USA-d eelistama Venemaad rahuläbirääkimistel. See on taas lihtne loogika. Kui Venemaa veenab õigeid inimesi, et linnad langevad tema ees, võivad need inimesed survestada Ukrainat okupeeritud aladest loobuma, et sõda lõpetada. Kõik CSIS-i andmed, mida me selles videos jaganud oleme, lükkavad ümber Venemaa loodud suitsukatte. Kui arvad, et see takistab Venemaal valesid levitamast, eksid rängalt. Putin pole kunagi lasknud nii tühisel asjal nagu tõde seista ees sellel, mida ta tahab, mis tähendab, et Venemaa esitab endiselt väiteid, mida ta ei suuda tõestada. 27. jaanuaril väitis Venemaa kindralstaabi ülem Valeri Gerassimov, et Venemaa vallutas Kupjanski Harkivi oblastis, kuid see ei vasta tõele. Venemaa väed on sellest konkreetsest asulast endiselt vähemalt 10 kilomeetri ehk umbes 6,2 miili kaugusel, teatab Ukraina uus hääl. Sama kindral väitis samal päeval ka seda, et Venemaa väed liiguvad peaaegu kõigis suundades edasi. Gerassimov väitis, et Venemaa on alates 1. jaanuarist hõivanud 17 Ukraina asulat ja 500 ruutkilomeetrit ehk umbes 193 ruutmiili territooriumi. Tegelikult see ei vasta tõele. IS-Tufle sõnul on Venemaa saavutused vaid pool sellest, mida Gerassimov väidab. 265,45 ruutkilomeetrit ehk üle 102 ruutmiili kõnealusel perioodil. See on üks vale teise järel, mille CSIS ja selle paljastused on ümber lükanud. Pole ime, et Kreml levitab neid valesid. Varem mainisime, et Venemaa maksab lisaks verele ja sõjatehnikale ka muul moel. Puhtalt raha on samuti suur probleem, sest iga päev, mil Venemaa teeb peaaegu olematuid edusamme, annab riigi majandusele ränga hoobi.
CSIS toob välja Venemaa töötleva tööstuse 7-kuulise kahanemise 2025. aastal. Riigi tootmistase oli veelgi kehvem, 12 kuust, 10 järjestikust kuud kahanemist. Inflatsioon oli ja on siiani Venemaal kõrge ning sellele on järgnenud tarbijanõudluse langus, mis omakorda viib täiendava töötleva tööstuse vähenemiseni. Venemaa majanduskasv, mis sõja algusaastatel paistis, on nüüdseks peaaegu peatunud. 2025 aastal oli Venemaa SKP kasv 0,6%, samas kui eelmisel aastal oli see 4,3%. Rahvusvaheline valuutafond prognoosib 2026 aastaks Venemaale 0,8% kasvu, mis on madalam kui varasem 1% prognoos. Kõik see koos kapitaliprobleemidega, mis tulenevad naftatulude vähenemisest, välisinvesteeringute puudumisest ja vähestest rahvusvahelistest laenudest. Putini lühinägelik otsus kulutada pool Venemaa eelarvest sõjaväele loob püssirohutünni, mis lisandub teistele plahvatamisele lähedal olevatele tünnidele. Mis siis Venemaal alles on? Tuumarelvad ja suur sõjavägi. See ongi kõik, sest raha hakkab otsa saama, innovatsioon puudub ning suur sõjavägi on üha enam ilma inimestest, kellel on tõelised teadmised või lahinguoskused, sest need inimesed on hukkunud. Venemaa on seega hääbuv suurriik. Selle haledad saavutused Ukrainas on lihtsalt paljastanud selle, mida Putin on aastaid üritanud varjata, mis peab Venemaa presidendi mõtlema pannud. Kui ta poleks Ukrainat rünnanud, kas ta saaks endiselt eeselda, et Venemaa on üks maailma tugevamaid riike? Sellele küsimusele on nüüd hilja vastata, jättes Putinile tuleviku tühiste võitude ja suurte kaotustega alates 2024 aastast. Ukraina on sõjakäigu Venemaa vastu pööranud ja kurnamissõda kulgeb nüüd Ukraina kasuks. Putini ainus lootus on nüüd veenda Ukraina liitlasi läänes alla andma, enne kui tema armee kokku variseb. Nõukogude Liidu hiilgeaegadel oli Venemaa üks maailma võimsamaid riike. Ehitati lugematul hulgal tehnikat, valmistudes sõjaks USA-ga, mis aga ei tulnud. Nõukogude sõja õhutajad ei osanud arvata, et nende järeltulijad kasutavad nende tehnikat ka aastakümneid hiljem. Venemaa teeb seda ja maksab selle eest kallist hinda, kasutades lagunevat Nõukogude soomust, sest reservid on otsas. Miks? Ukraina hävitas kõik muu. See on kõige ilmsem just Venemaa tankide ja soomusmasinate puhul. 24. jaanuaril väitis David X, kirjutades Euromaidan pressile, et Venemaal on õnnestunud kõik kaotatud soomusmasinaüksused asendada. Kord. Need asendused tulid Venemaa nõukogudeaegsetest varudest, mis on nüüd otsas, nagu ka suur osa Ukrainasse saadetud soomustehnikast. Rindel nõrgema soomuse tõttu on vaid aja küsimus, millal Venemaale jääb asenduseks vaid õhk ladude asfaldi kohal, sest Ukraina hävitab nende soomuse. Kõik tundus Venemaale hästi algavat. Kui Putin alustas oma niinimetatud sõjalist erioperatsiooni, oli Venemaal igas valdkonnas arvuline ülekaal. Jalaväe lahingumasinate ehk IFV-de ja soomustransportööride ehk APC-de rindel sisenes Venemaa Ukrainasse kokku 13 842 sellise sõidukiga. Sellest oleks pidanud Venemaale piisama, et Ukrainast lihtsalt üle sõita, eriti kui Kremli eeldus, et Ukraina vastab Venemaa sissetungile strateegiaga, mis sobib Venemaa kurnavale sõjapidamisstiilile, oleks paika pidanud. See eeldus oli vale. Ukraina rakendas asümmeetrilist strateegiat, mis raskendab Venemaal soomustehnika kasutamist, nagu videos hiljem selgitatakse. Aga sõja esimestel aastatel oli Putin täielikult Venemaa strateegia poolt. Saada tohutul hulgal tanke, jalaväe lahingumasinaid ja soomustransportööre ning Ukraina kaitseliinid murduvad lõpuks. Nüüd on Venemaa soomustehnika-varud otsas ja neil pole enam võimalust asendusi saata sellele, mida Ukraina hävitab. Need numbrid on Venemaa jaoks masendavad, isegi kui vaadata ainult kinnitatud tankide ja soomusmasinate kaotuste arvu. Numbrid pärinevad Orixilt, kes jälgib Venemaa sõjalisi kaotusi reaalajas ja arvestab vaid tõendatud relvakaotusi, mida kinnitavad avalikud foto- või videomaterjalid. Isegi selle enesele seatud piiranguga on Orixi andmetel Venemaa kaotanud 4308 tanki ning 8735 soomus- ja jalaväe lahingumasinat. Neile, kes kodus arvestust peavad, tähendab peaaegu 9000 kaotatud soomus- ja jalaväe lahingumasinat umbes 2/3 kogu sellest sõidukite pargist, mille Venemaa saatis Ukrainasse Putini esialgse sissetungi ajal. Need on vaid kinnitatud kaotused. Ainuüksi Oryxi numbrid on piisavad, et panna Putin nutma. Aga kui kuulata Ukrainat, siis Venemaa on kaotanud palju rohkem tanke ja sõidukeid, mis tähendab ka seda, et nad on juba ära kulutanud veelgi rohkem soomustehnikat, millest me kohe räägime.
Ukraina rahandusministeeriumi andmetel oli 25. jaanuariks Venemaa kaotanud 11 605 tanki. Ministeeriumi andmetel on Venemaa kaotanud 23 950 soomusmasinat. Need arvud on tohutud, allikast sõltumata. Isegi kui arvud jäävad kahe näitaja vahele, ei muutu Venemaa jaoks midagi. Putin seisab nüüd silmitsi reaalsusega, et Ukrainasse saadetud juba roostes nõukogudeaegse soomustehnika varud on otsa saanud ning Venemaa tootmismahud ei korva seda puudujääki. Tšehhi sõjaanalüütik Jakub Janovski märkis postituses, et Venemaa jalaväe lahingumasinate ja soomustransportööride arv on nüüd umbes sama või veidi suurem kui 2022. aasta sissetungi alguses. See on Venemaale hea uudis vaid seetõttu, et on ammendanud oma reservid jalaväe lahingumasinate ja soomustransportööride arvu säilitamiseks. Euromaidan pressiandmetel on iga-aastased kaotused umbes 2400 tootmine, aga 900 IFV-d ja soomustransportööri aastas. See tähendab 1500 masinaga puudujääki, sest kasutatakse Oryxi andmeid, mitte Ukraina omi, ja Venemaa peab selle katma nõukogudeaegsete soomukitega, mida tal enam pole. Aks jagab numbrid veelgi detailsemalt lahti. Ta ütleb, et Venemaa ehitab praegu oma uusi BMP-3 roomiksoomukeid ja BTR-82 ratassoomustransportööre umbes 400–500 tükki kummastki aastas. Venemaa saab aastas parimal juhul 1000 uut jalaväe lahingumasinat ja soomustransportööri. See arv on tõenäoliselt pigem 900 lähedal. Mis puudutab seda, kui palju Ukraina sõda on Venemaale neid sõidukeid maksma läinud, siis Venemaa on kinnitanud 300 kaotust. 3600 oma 60. ja 70. aastate BMP-1 ja BMP-2 jalaväe lahingumasinat. 2150 riigi MTLB roomikutel soomustransportööri, samuti 1970-ndatest on hävitatud. Venemaa kaasaegsetel sõidukitel pole samuti paremini läinud. Ukraina on hävitanud 1900 BTR-82 ja 890 BMP-3 masinat. Ka BMD dessantmasiin pole ohutu, kuna Ukraina on hävitanud Venemaal 700 sellist masinat. Asi läheb Venemaa jaoks tõeliselt halvaks siis, kui vaatame nende alles jäänud varusid. Siin on üks võtmesõna, mida me kasutame. Kasutuskõlblik. Akse andmetel oli Venemaa kasutuskõlblike nõukogudeaegsete BMP-1 ja BMP-2 laovarusid 2022. aastal umbes 4900 ühikut. Neil on laos veel 1110 sõidukit. MTLB-de arvud on sama halvad, sest Venemaa on läinud 3600 sõidukilt 530-le. BTR-82-sid pole enam laos, varem oli neid 1400. Nüüd saadetakse kõik BTR-82 Ukrainasse otse tootmisliinilt, mis ei jõua järgi. Venemaal on järel vaid 120 BMD-d 460-st, millega nad Ukraina ründasid. Rõhutasime varem kasutatav tähtsust, sest Venemaal on tegelikult tuhandeid jalaväe lahingumasinaid ja soomustransportööre rohkem laos, kui need arvud näitavad. Kuid enamik neist lagunevatest nõukogude sõidukikeredest, mis Venemaal on nii halvas seisukorras, et parim, mida Venemaa teha saab, on kasutada neid varuosadeks, et asendada üha vähenevaid sõidukeid, mis võivad veel kasutuskõlblikud olla. Need lagunevad laovarud ei ole vähemalt mõistliku hinnaga parandatavad. Parem on raha, mis võiks kuluda nende kasutute sõidukite parandamisele, suunata uute ehitamisse. Oleme juba näinud Venemaa piiranguid selles valdkonnas. Venemaa ladudes on 1800 kasutuskõlblikku jalaväe lahingumasinat ja soomustransportööri, millest paljud vajavad ilmselt remonti. Venemaa toodab igal aastal umbes 900 masinat. Need 1800 masinat on ühekordne ressurss. Kui need saavad otsa, siis on kõik. Venemaa on igal Ukraina sõja aastal kaotanud 2250, 5980 soomusmasinat, sõltuvalt Oryxi või Ukraina rahandusministeeriumi andmetest. Sa ei pea olema matemaatikageenius, et näha, et see kõik ei klapi kokku. Isegi kui Venemaa võtab kasutusele kõik, mis tal praegu laos on, jätkub tal jalaväe lahingumasinaid ja soomustransportööre umbes aastaks, enne kui ta ei suuda enam kaotusi asendada. Just siis hakkab nende sõidukite arv Ukrainas tõeliselt vähenema, mis mõjutab seda, kui palju territooriumi Venemaa suudab Ukrainas vallutada, aga sellest räägime varsti veel. Kõik need probleemid, mida me näeme Venemaa jalaväe lahingumasinate ja soomustransportööridega, esinevad ka tema tankivarudes. Oleme varem jaganud Oryxi ja Ukraina rahandusministeeriumi andmeid Venemaa tankikaotuste kohta. Oryx on kinnitanud 4308 kaotust ja Ukraina väidab, et neid on 11 605. 2025 aasta oktoobriks teatas Ukraina uus hääl, et Venemaa tankivarud on ammendatud, kuigi tal oli veel 3000 teoreetiliselt taastatavat keret. See on siiski üsna väike arv, eriti kui Ukraina hinnang Venemaa tankikaotustele on õige.
Jällegi, see on umbes aasta jagu varusid, mis tõenäoliselt koosnevad vanadest Nõukogude tankidest, mis on Ukraina droonidele lihtne saak. Aksi hinnangul võib ladudes olla vaid 1030 kasutuskõlblikku tanki. Tootmise poolelt ütles Defense Express novembris, et Venemaa ehitab aastas umbes 250 oma moodsat T-90M tanki ning lisaks 150 T-80 PVM-i, mis pole kaugeltki piisav, et korvata kõiki kaotusi. Venemaa soomusvarustus laguneb kõikjal. Aasta pärast on Venemaa laod tühjad ning ta peab lootma tootmisele, mis ei suuda katta Ukrainas tekkivaid jalaväe lahingumasinate, soomustransportööride ja tankide kaotusi. Just, neid teemasid käsitleme sõjasaates. Meil on veel vähe kajastatud statistikat varuks. Kui sõjasaade on sinu jaoks kasulik ja tahad veel näha, siis ära unusta tellida. Mõni minut tagasi mainisime midagi, millest räägime hiljem selles videos. Isegi kui Venemaa suudaks oma nõukogudeaegsete soomukite varusid täiendada või tootmist mitme tuhande võrra aastas suurendada, ei tooks see tõenäoliselt olulist edu. Sellel on lihtne põhjus. Jalaväe lahingumasinate, soomustransportööride ja tankide omamine pole eriti oluline, kui Ukraina asümmeetrilised taktikad muudavad nende kasutamise Venemaal peaaegu võimatuks. Akse selgitab Euromaidan pressis. Sõidukite olemasolu paberil ei tähenda, et Venemaa saab neid kasutada. Ukraina miinid, droonid ja suurtükivägi muudavad mehhaniseeritud pealetungid praktiliselt enesetapjalikuks. Tal on õigus. Venemaa sõdurid ei usalda enam Kremlilt saadud soomustehnikat, kui nad seda üldse saavad. United24 meedia kirjutas juunis, et paljud Venemaa soomusmasinad keskenduvad tulejõule rohkem kui sees viibivate sõdurite kaitsele. See toob näiteks BMP-3 jalaväe lahingumasina, mida mainisime. Jalaväe lahingumasinal on 100 mm pearelv ja 30 mm kahur, mis võivad olla tõhusad, kui Vene sõdurid jõuavad Ukraina vägedele piisavalt lähedale, kuid sageli see ei õnnestu. Selle soomus on liiga õhuke, et taluda Ukraina miine ja FPV droonirünnakuid. See kehtib ka teiste Venemaa soomukite kohta. BMP-2 küljele taga olev soomus laseb läbi raske kuulipildu ja kuule. Esisoomus on vaid 16 miilimaatsa. See on palju vähem kui toll, kuid suurus loeb, kui kamikaatse droon läheneb. BTR-80 on veelgi kehvem, sest selle 7 mm külgsoomusest saab raske kuulipildujaga 500 meetri ehk umbes 1640 jala kauguselt läbi lasta. Kui uta end Vene sõdurina, kelle ülemus käsib koos kaaslastega masinasse ronida ja Ukraina positsiooni rünnata. Ainult, et sa oled sellest positsioonist miilide kaugusel ja tead, et ees ootab tohutu tapmistsoon, mis on täis miine, droone ja võib-olla isegi Ukraina üksusi, kes varitsevad spetsiaalselt loodud kitsaskohtades. Kas sa riskiksid sõita läbi tapmistsooni niinimetatud soomukiga, mida võib peaaegu iga relv, mis on tugevam kui tavaline automaat, puruks rebida nagu paberit? Loomulikult mitte. Sa eelistaksid ilmselt jalgsi minna, kuid varsti saad teada, miks see ei õnnestu. Rääkisime Ukraina FPV-droonide tekitatud kahjust, mis on saanud Venemaale peamiseks takistuseks kasutada alles jäänud soomukeid ja tanke. Piisab mõnest viimase aja juhtumist selle illustreerimiseks. 25. jaanuaril teatas UKR Informed, et Ukraina mehitamata süsteemide väed hävitasid 24 tunniga 2 tanki ja 29 sõidukit. Samal kuupäeval jagas Defense Express videot, kus Ukraina FPV-droonid jälitasid ja pommitasid pidevalt Vene kilpkonnatanki, kuni see hävitati. Need pole erilised tankid. Kilpkonnatankid on Venemaa lahendus, sest enamik nende tanke on Nõukogude ajast. T-62 ja T-72 tankidele on lisatud isetehtud soomuskest, mis muudab need raskemaks ja raskemini juhitavaks, kuid pakub vähe kaitset droonide vastu ning enamasti ei tööta. Ukrainal tuleb lihtsalt veel mõned FPV-droonid saata, et tank hävitada. Venemaa kasutab Ukrainas meeleheitlikke soomusalternatiive, sest meeleheite on tema ainus kaitsevorm. Akse sõnul jätsid Vene rügemendid eelmisel aastal soomustehnika maha ja ründasid jalgsi, mootorratastel või hobustel. Kergemad ja väiksemad transpordivahendid varjavad end õhuluure eest paremini. Muidugi ei tähenda parem võimalus varjuda veel 100% õnnestumist. Kaugel sellest. Venemaa ratsaretked võivad võtta eeskuju oma keskaegsetelt esivanematelt, kuid see ei loe, kui Ukraina droonid nad leiavad ja ründavad. Venemaa varjab meeleheitlikku taktikat, bravuurimaski ja austusega oma vaprate sõdurite vastu, kes pole nii hirmul, et rõõmustaksid pruunide pükste kandmise üle hobustel surres. 7. jaanuaril teatas Forbes, et Vene meedia püüdis kiita nende sõdurite niinimetatud leidlikkust, kes üritasid hobustel Ukraina positsioone rünnata.
See on üks viis luua alternatiivne versioon tegelikust loost, mille kohaselt on Venemaa lagunev soomustehnika nii kasutu, et sõduritel võib nüüd olla suurem võimalus lahingus edu saavutada hobusega peale ratsutades. Ratsaväe rünnakute sagedane hävitamine ei pruugi Putinile tähtis olla. Teema ja Kreml võivad selle üle rõõmustada. Vähemalt pole surnud sõdur hobuse seljas raisanud ühtegi soomukit, mille kaotamist Venemaa ei saa endale enam lubada. Hobused pakuvad vaevalt elujõulist alternatiivi relvastusele. See toob meid teise suurprobleemini Venemaal, mida me juba varem mainisime. Tõelised läbimurded Ukraina kaitses pole võimalikud ilma soomukite ja tankideta, mille Venemaa on juba kaotanud. Tõeliste läbimurrete all peame silmas neid, mis toimuvad teosammust kiiremini ja ilma kümnete tuhandete Vene sõdurite kaotusteta. Akse ütleb hästi, soomukid on parim viis vaenlase kaitsekilbi läbimurde kiireks kasutamiseks. Kui Ukraina kaitse ei varise, pole Kremlil võimalust läbimurret saavutada, sest Venemaa ei suuda neid sihipäraselt kasutada. Venemaa ründab Ukraina kaitset väikeste jalaväeüksustega, kus paljud sõdurid liiguvad jalgsi ja saavutavad vaid umbes kilomeetriseid edusamme. Kui üldse edu saavutatakse, kulutab Venemaa sõdureid väga kiiresti. Sõjauuringute instituut ehk ISV tõi selle välja oma 31. detsembri Venemaa-Ukraina kampaania hinnangus. ISW andmetel suutis Venemaa 2025. aastal valutada vaid 5304 ruutkilomeetrit ehk umbes 3295 ruutmiili territooriumi. Ka see number on eksitav, sest 473 ruutkilomeetrit ehk 293 ruutmiili on ala, mille Venemaa võttis Ukrainalt tagasi Kurski piirkonnas, mitte ise Ukrainas vallutas. Selle ala eest kannatas Venemaa. 416,507. Kaotusi on 78 iga Ukrainas ja Kurskis vallutatud ruutkilomeetri kohta. See ongi Kremlile tõeline probleem. Venemaa on lihtsalt vahetanud soomustehnika kaotamise sõdurite kaotamise vastu. Mõlemad on piiratud. Mediazona 30. detsembri raporti järgi oli Venemaa 2025. aasta veel hullem kui tundub. Venemaa sõjavägi koosneb üha vanematest vabatahtlikest, keda saadetakse sõtta Ukraina vastu peamiselt kahurilihana, kuigi Venemaa väidab, et nende sõjavägi on tõusuteel ja alistab peagi Ukraina. Mediazona teatel on Venemaa ametlikult üle läinud strateegiale, kus säästetakse tehnikat ja kulutatakse inimesi, mis on veel üks tõend sellest, et tema varud on sama madalad, nagu Akse väidab. Mis puudutab väidet vananevatest meestest, siis Mediazona andmed, mis hõlmavad vaid läbi järelehüüjate ja ametlike kaotuste aruannete kinnitatud Venemaa kaotusi, näitavad, et Vene sõjaväelaste keskmine vanus liigub 50 eluaasta poole. 2025. aastal registreeriti enim surmasid vanuses 46-52 aastat. Keskealiste meeste saatmine tööle, millega soomukid ja tankid ei tule toime, ei toimi Putinile hästi. Venemaa on vähemalt seda fakti tunnistanud. Forbesi andmetel on Venemaa katsetanud uusi tankitaktikaid, mis nende arvates annavad parema võimaluse edu saavutamiseks kui varem kasutatud taktikad. Venemaa liidab 2 tanki väikese drooniparvega. Droonid koordineerivad tuld ja parandavad tankide ruumitaju, samal ajal kui tankid liiguvad pidevalt, et nad saaksid tuld anda ilma statsionaarseteks sihtmärkideks muutumata. Venemaa pole suutnud lahendada probleemi, et Ukraina droonioperaatorid tegutsevad väljaspool tanki laskeulatust, mistõttu FPV droonid saavad endiselt tankid hävitada enne, kui need jõuavad Ukraina kaitseliinideni. Kui tankioperaatoritel puudub piisavalt toitu, kütust või laskemoona, ei saa nad tegutseda. Venemaa püüab kohaneda, kuid see on liiga vähe ja hilja, ega aita paljude kaotatud jalaväe lahingumasinate ja soomustransportööride puhul. Forbesi hinnangul suurendab Venemaa sellega survet oma niigi pingelisele logistikale, mis võib muuta uue strateegia ebaefektiivseks. Kuigi need probleemid on Venemaale Ukrainas ilma ülejäänud soomustehnikat kaotamata edu saavutamisel väga halvad uudised, ootavad ees ka uued raskused. Venemaa soovib luua NATOle vastupanuvõimelise armee, kuid suurte kaotuste tõttu pole see võimalik. Kremlis valitseb hirm, sest üks Euroopa riik võib Putini tulevikuplaane nurjata. This is the story of Ukraine's scaled-down kill zone strategy and how it's breaking Russia's front line from within. Let's jump straight in, starting with a single number that directly showcases Ukraine's massive success, 1.45%. That's how much Ukrainian territory has been captured between 2023 and 2025. At the same time, Russia has been estimated to have suffered around 1.2 million casualties, including deaths and severe injuries. The equipment losses are equally as catastrophic.
with over 16,100 armoured vehicles. And the country's financial toll has resulted in Russian President Vladimir Putin announcing that it would need to cut military spending for 2026, the first time in 10 years, all in the middle of an active military conflict. Think about that for a moment. Russia has basically ruined itself, and all it got was less than 2% of Ukraine's territory. In 2023, Russian forces managed to capture a meager 188 square miles. The year 2024 saw better results, with about 1,500 square miles seized, but that still amounts to less than 1% of Ukraine's total territory. By 2025, Russia's advances had slowed to a crawl, sometimes averaging just 150 to 400 feet per day in key sectors like Kupiansk and Pokrovsk. To put this in perspective, that's slower than the Allied advance during the Battle of the Somme in World War I, which was one of history's most infamous examples of attritional grinding. And at the heart of Russia's inability to break through lies Ukraine's revolutionary kill zone strategy, a defensive concept that's fundamentally transformed how modern war is fought. But to understand why this strategy is so devastating, we need to look at how it differs from every major war of the 20th century. During World War I, trenches dominated the battlefield. Soldiers dug in, artillery pounded positions for days, and then infantry went over the top into no man's land, hoping to overwhelm enemy positions through sheer numbers. The kill zone was defined by machine gun range, which was maybe a few hundred yards of open ground where attackers were vulnerable. If you made it across that deadly space, you had a chance. World War II brought mobility back to warfare. Blitzkrieg tactics used combined arms, including early tanks, aircraft, and mechanized infantry to punch through defensive lines and exploit breakthroughs. The kill zone became more dynamic, but it was still measured in miles, up to a few of them. Air superiority mattered, but close air support required dedicated aircraft missions and forward air controllers. Even during the Cold War, when NATO and the Warsaw Pact faced off across Central Europe, defensive planning centered on layered positions. Both sides made concrete bunkers, tank obstacles, and minefields, all designed to channel enemy armor into predetermined kill zones where anti-tank weapons can engage them. These were static, carefully planned defensive belts. Ukraine's kill zone strategy went in a completely different direction. Today's kill zone isn't a fixed line on a map or a few hundred meters of open ground. It's a 15 to 25 mile deep zone of constant, omnipresent death that can strike anywhere, anytime, with almost perfect precision. And it's all thanks to the most disruptive military technology since the machine gun: drones. Think about the economics of aerial warfare in the 20th century. During World War II, launching a bombing raid required building massive bombers costing millions of dollars, training crews for months, organizing complex missions with dozens or hundreds of aircraft, and accepting that many wouldn't return. A single strategic bombing mission might involve thousands of personnel and tens of millions in equipment. Fast forward to today, a Ukrainian soldier sitting in a concealed dugout can launch a $400 FPV drone, guide it 15 miles across the battlefield, and destroy a Russian tank worth $3 million. The entire process takes minutes, but more importantly, the operation has minimal staffing requirements. You don't need a flight crew, a massive logistics operation, or an elaborate mission plan to pull it all off. All it takes is one drone and a better than average drone operator with up-to-date battlefield intel and fast reflexes. The ubiquity of these drones has made traditional trench warfare tactics completely obsolete. The late 20th century Soviet doctrine, which both Russia and Ukraine inherited, emphasized concentration of forces in large, heavily fortified strongpoints. The thinking was simple: mass your troops and equipment in well-defended positions, and you can hold out against artillery and armor assaults. But drones changed everything. By 2023, those concentrated positions became death traps. Wide trenches that once protected soldiers from artillery have now become easy targets for FPV drones. Large platoon-sized dugouts that seemed impregnable became mass graves when a single grenade-carrying drone could strike them with near-perfect accuracy.
and the zone has actually expanded. Remember that 15 to 25 mile zone from earlier? Well, the International Centre for Defence and Security noted that the kill zone started at around 3 to 5 miles out and then slowly grew as technology and equipment improved. More importantly for Ukraine, it recognised this shift faster than Russia and completely redesigned its defensive strategy. Instead of predetermined fortifications and static defensive lines like the French Maginot Line or Germany's Atlantic Wall, Ukraine built a shifting adapted front line that maximizes the lethality of drone warfare while minimizing vulnerability. Here's how it works in practice. Ukraine's new fortification system spans over 1,200 miles across Donetsk, Kharkiv and Dnipropetrovsk regions. But calling it a line is misleading. It's more accurate to think of it as a layered network of kill zones. The first layer consists of anti-tank and anti-personnel mines, networks of thin metal wires called plutanka that slow infantry movement, and anti-tank ditches with barbed wire at the bottom to prevent soldiers from using them for cover. Then come the Dragon's Teeth, which are concrete tetrahedra connected by thick metal cables and wrapped in multiple rows of barbed wire. All of these obstacles are designed not to stop Russian forces, but to slow them down and channel them into predetermined corridors. And that's where the real killing begins. Behind these obstacles, Ukraine has deployed a dense network of micro-fortifications. These are small, camouflaged positions that house drone operators in groups of just a few soldiers. They're also dispersed, often housing just one soldier to serve as the lookout or operator. But each is equipped with multiple types of drones that can cover ranges of up to 15 miles. This dispersion is critical. In traditional warfare, finding and destroying a command post or artillery position could cripple an entire sector. But when your defensive network consists of hundreds of small, independent cells, each capable of calling in strikes across vast distances, there's no single point of failure. Russia can destroy one position in one day, 2 positions the next, maybe a dozen positions over the course of a week. It ultimately doesn't matter. As the network adapts, other cells take over, and the kill zone remains lethal. The ability to monitor this shifting front line comes from Ukraine's sophisticated drone reconnaissance network. Unlike 20th century warfare, where intelligence gathering required high-altitude aircraft or satellites, Ukrainian forces can maintain constant surveillance using cheap commercial drones. As one Ukrainian operator explained, fiber optic drones can film from half a meter above the ground, making it far easier to spot targets than the 300 to 600 meter altitude required for fixed-wing systems. This constant surveillance enables Ukraine's most revolutionary tactical shift, hit-and-run mobile warfare supported by ground robots. This is where Ukraine has truly leapfrogged traditional military thinking and potentially every other military in the world. By the end of 2025, Ukraine is poised to deploy 15,000 unmanned ground vehicles. Think about what that means. These aren't just remote-controlled toys. They're sophisticated robotic platforms that can carry up to 660 pounds of ammunition or supplies, evacuate wounded soldiers under fire, plant mines, deliver explosive payloads to fortified positions, or even mount machine guns for suppressive fire. The impact on Ukrainian tactics has been profound. In December 2024, Ukrainian forces conducted the world's first fully unmanned assault on Russian positions using only ground robots and FPV drones, with no human infantry involved in the direct assault. By July 2025, Ukrainian forces captured Russian troops without deploying any infantry whatsoever, relying entirely on drones and ground-based robotic systems. This creates an artificial presence on the battlefield without risking actual human troops. Instead of sending soldiers into the kill zone to hold positions or conduct assaults, Ukraine can deploy robots that move supplies, screen areas for threats, and engage targets while human operators remain safely in concealed positions kilometers away. When Russia destroys one of these robots, Ukraine loses equipment, not lives. The mathematics of attrition shifts dramatically in Ukraine's favor. But here's what makes Ukraine's strategy truly genius: the speed of innovation. In modern warfare, technological advantage is measured not in years or even months, but in weeks.
Russia introduced fiber optic drones in the spring of 2024, and they immediately made headlines as the next unbeatable weapon. Unlike traditional radio-controlled drones, fiber optic drones trail a thin cable as they fly, connecting them directly to their operator. This makes them immune to electronic warfare jamming and provides crystal clear video feeds right up to impact. Military analysts worldwide considered it a potentially game-changing adaptation of going back to analog designs that would give Russia a decisive edge. Ukraine responded by capturing Russian fiber optic drones, reverse engineering them, identifying their weaknesses, and building better versions within months. By summer 2024, Ukrainian companies like 3D Tech have started developing their own fiber optic drones. But they didn't just copy the Russian designs, they improved them dramatically. Ukrainian engineers replaced Russia's heavy frames with lightweight carbon fiber, dramatically improved the spool design to reduce drag and friction, optimized weight distribution for better flight characteristics, and developed systems that could reach 15 to 25 miles away, far exceeding Russian capabilities at the time. Notably, this range coincided with the development of the kill zone as we see it today. The Ukrainian fiber optic drones became lighter, faster, and more reliable, and could hit targets at longer ranges than their Russian counterparts. What's more, Ukraine built a massive domestic production capacity, with over 200 companies now working on drone development and dozens of models approved for military use. This decentralized competitive ecosystem ensures constant innovation as companies race to develop better, cheaper, more effective systems. This pattern repeats across every domain of the war. Russia develops a new tactic or technology. Ukraine analyzes it, adapts it, and deploys an improved version faster than Russia can scale up production. It's an innovation cycle that would make Silicon Valley jealous, except the feedback loop happens on an active battlefield where lessons are measured in lives saved or lost. And this is where Ukraine's kill zone strategy becomes something far bigger than just one country's defensive tactics. It's reshaping global military thinking and potentially redefining Western defense strategies for decades to come. NATO members are now openly acknowledging that they need to learn from Ukraine and not the other way around. Danish Prime Minister Mette Frederiksen stated it bluntly. The only expert right now in the world when it comes to anti-drone capacities is Ukraine, because they're fighting the Russian drones almost every day. We need to take all the experiences, all the new technology, all the innovation from Ukraine and incorporate it into our own rearmament. Polish Foreign Minister Radosław Sikorski echoed this sentiment even more directly. It's the Ukrainians who'll be training us on how to stand up to Russia, not the other way around. This represents a fundamental inversion of the traditional relationship between NATO and Ukraine. For decades, NATO tried to bring Ukraine up to alliance standards through training programs and military reforms. Now, after 3 years of the most intense drone warfare in history, NATO countries are going to school on Ukrainian tactics. In September 2025, following Russian drone incursions into Polish airspace, Poland and Ukraine announced plans for Ukraine to provide anti-drone training in Poland. Britain is mass-producing interceptor drones developed in collaboration with Ukraine. Romania has unveiled plans to manufacture drones in partnership with Ukrainian companies for domestic use and potential export to NATO allies. Even the United States, the world's preeminent military power, is reportedly negotiating a landmark deal to acquire battle-tested Ukrainian drone technology. NATO established the Joint Analysis Training and Education Center in Poland, specifically to leverage real-time lessons from the Ukrainian conflict. The alliance is fundamentally rethinking its air defense doctrine to focus on swarms of cheap attack drones rather than expensive missiles and fighter jets. The previous method of deploying a $4 million Patriot missile or an F-35 sortie to shoot down a $400 drone is simply economically unsustainable. The broader implications are staggering. Ukraine has demonstrated that smaller nations can challenge larger adversaries in key military technologies if they move faster, innovate constantly, and integrate the private sector into their defense strategy. The traditional Western model of defense procurement, which takes years or even decades to field new systems through rigid bureaucratic processes,
has been completely outpaced by Ukraine's battle-driven development cycle that measures improvements in weeks. Former Ukrainian Commander-in-Chief Valery Zaluzhny predicted that future wars would be won by countries that focus their resources on drones, electronic warfare, and artificial intelligence. The Russia-Ukraine war has become the world's largest live-fire testing ground for these technologies, and every military power is watching closely and adapting its doctrines based on Ukrainian innovations. Even China is studying how cheap unmanned systems can challenge expensive traditional forces. Taiwan is examining how drone wars can defend against amphibious invasions. Israel is analysing how robotic systems can reduce casualties in urban warfare. The lessons from Ukraine's kill zone strategy are spreading globally, potentially reshaping how every nation thinks about defence. But perhaps the most important lesson is this: technological superiority in modern warfare is temporary and fragile. What matters isn't having the best equipment at the start of a conflict, but the ability to adapt faster than your enemy, to innovate under pressure, to fail quickly and learn faster, and to create a whole-of-society approach that harnesses civilian innovation for military purposes. Ukraine's kill zone strategy works not because Ukrainian drones are necessarily better than Russian ones on a one-to-one basis, but because Ukraine has built an entire military-industry ecosystem. The concentration of independent companies pooling their data, resources, and getting feedback in practically real time from actual combat situations means that they can iterate and improve faster than Russia's centralized bureaucratic defense industrial complex. Every day, Ukrainian engineers receive feedback from frontline operators about what works and what doesn't. Every week, new modifications appear on drones in the field. Every month, new capabilities emerge that weren't possible the month before. This creates a compounding advantage that grows over time, even as Russia tries desperately to keep pace. Russia is learning that you can't brute force your way through a modern kill zone. You can't overwhelm it with artillery when drones spot your guns and strike them before they can relocate. You can't use massed armor when every tank that enters the zone faces dozens of FPV drones. You can't rely on electronic warfare when fiber optic drones are immune to jamming. You can't even safely resupply your frontline troops when logistics routes extending 20 kilometers behind the line are under constant surveillance and attack. The kill zone strategy has essentially turned the entire concept of offensive warfare on its head. In traditional military thinking, the offensive has the initiative. They choose when and where to attack, forcing the defender to spread forces to cover all possible approaches. But in drone-saturated warfare, the defender has perfect awareness of the battlefield and can concentrate overwhelming firepower on any point instantly without moving a single soldier. This is Ukraine's genius, turning Russia's own preferred tactics into strategic liabilities. Russia excels at wars of attrition, at throwing massive resources at problems until they crack. But what happens when every soldier, every tank, every artillery piece you commit to the offensive enters a kill zone where it faces not opposing infantry, but an omnipresent network of autonomous weapons that can strike from any direction at any time? You get exactly what we've seen over the past 3 years, the slowest, most costly offensive in modern military history, where Russia trades 1 million casualties for a percentage of territory, where generals send wave after wave of troops into what they themselves call the meat grinder, where the economic cost of the war is draining Russia's reserves, while Ukraine's defensive strategy requires a fraction of the resources. And here's the truly terrifying part for Russia. This kill zone advantage isn't static, it's growing. Every month, Ukrainian drones might get better, cheaper, and more numerous. Every month, more ground robots join the battlefield, reducing the need for human infantry. Every month, more countries share technology and tactics with Ukraine, while Russia becomes increasingly isolated. Ukraine started by having practically no drone industry, only to end up building over 5 million drones in 2025. And Russia knows this. That's why the Kremlin is actively pushing for negotiations that would freeze the conflict and give them the territory they failed to conquer militarily. They understand that time is not on their side, that every month Ukraine's defensive advantages grow while Russia's offensive capacity erodes. Remember,
Russia started this war with roughly 900,000 active troops. They've now suffered 1.2 million casualties. They've essentially cycled through their entire pre-war military and had to recruit, mobilize or coerce a completely new army and then some. And this new army is increasingly made up of the desperate, the highly motivated, or those with ulterior motives, up to and including Ukrainian resistant agents who deliberately infiltrate Russian forces to sabotage operations from within. Russia's defense budget for 2025 reached an astounding 40% of government spending, figures not seen since the height of the Cold War. Yet, despite this massive investment, Russia's military-industrial complex has practically collapsed as an export industry. Everything Russia produces must be kept domestically, creating an economic death spiral where military production consumes ever larger portions of GDP without generating revenue. Meanwhile, that same military production relies on railways to transport equipment to the front line. Those same railways are increasingly targeted by Ukrainian sabotage operations. Tanks and ammunition sit in storage, useless to the front, because the trains can't safely deliver them. And even when equipment reaches the front lines, it enters the kill zone where drones await. This is the culmination of Ukraine's strategy, a defensive system that actively degrades Russia's capacity to wage war by imposing unsustainable costs on every offensive operation. It's attrition warfare flipped on its head, where the numerically smaller defender inflicts disproportionate losses on the supposedly superior attacker. And the world is taking notice. If Ukraine can hold off a nuclear superpower for 3 years and counting through technological innovation and adaptive tactics, future conflicts are going to look a lot different from what we've seen before 2022. Kui mitu korda suudab Venemaa langenute asendamiseks uue armee kokku panna? See küsimus on Ukrainas varemgi tõstatatud, sest Venemaa sõdurite pidev saatmine hukatusse Ukraina vastu ei näi kunagi lõppevat. Aga lõpp on tulemas. Nüüd paistab tunneli lõpus valgus, sest Vladimir Putini elavjõukriis süveneb. Ajalooliste väekaotuste tõttu murdumispunktini viidud Venemaa on lõpuks hädas oma hukkunute asendamisega. Seda väidab NATO peasekretär Mark Rutte. Rutte sõnul on Venemaa tohutud igakuised kaotused, mis tema väitel ulatuvad kuni 25 000 sõdurini ja võib-olla isegi rohkem, nagu te varsti teada saate, jätkusuutmatud. Venelased kaotavad Ukraina kaitse tõttu palju sõdureid, teatas Business Insider, viidates Rutte sõnadele Brüsselis Euroopa konverentsil. Väljaande raport, mis avaldati 14. jaanuaril, märkis edasi, et Rutte täpsustas oma väidet avaldades, et erakordselt suured arvud, mida ta jagas, ei olnud Venemaa kaotuste määr. Need olid riigi surmade arv. Rutte kinnitas, et ei räägi haavatutest, vaid tapetutest. Nüüd kaotavad nad selle arvu või rohkem 1 kuuga. See on ka nende jaoks jätkusuutmatu. See on märkimisväärne väide Rutte poolt, eriti arvestades, et Venemaa on suutnud tõestada, et Putini ainus taktika saata sõdureid Ukraina probleemi vastu, kuni see probleem kaob, oli jätkusuutlik, vähemalt siiani. Kui Venemaal paistis sõdureid liiga palju kaotavat, leiti alati uus nipp. Venemaa üritab endiselt oma trikke mängida ja me uurime varsti, millised need on. Kuid erinevus seisneb selles, et värbamismeetodid, mis on peaaegu 4 aastat nii hästi toiminud, hakkavad nüüd läbi kukkuma. Venemaa igakuised kaotused ületavad kogu endise Nõukogude Liidu Afganistani sõja kaotused. Nõukogude Liit kaotas selles sõjas veidi enam kui 9 aastaga umbes 15 000 sõdurit. See tähendab 1666 sõdurit aastas ehk 138 kuus. Kui Mark Rutte hinnang Venemaa kaotustele. 20 000 sõdurit kuus on õige, siis kaotab Venemaa Ukrainas praegu umbes 5000 sõdurit rohkem kuus kui 9 aasta jooksul Afganistanis. Praeguses olukorras võib väita, et Putin on omaenda rahva massimõrvar ja kõige hullumeelsem on see, et Rutte arvud võivad olla isegi alahinnatud. 8. jaanuaril teatasid Ukraina president Volodymyr Zelenski ja relvajõudude ülemjuhataja Oleksandr Sõrski, et Rutte hinnang hukkunute arvule võib eksida mitme tuhande võrra. Al Jazeera teatel ütles Zelenski, et Venemaa kaotused on oktoobrist igas kuus ületanud 25 000. Zelenski sõnul likvideeriti detsembris 35 000 okupanti, novembris 30 000 ja oktoobris 26 000, mida kinnitavad videomaterjalid. Need arvud on kõrgemad kui Venemaa hinnang ja näitavad selget mustrit.
Zelenski teatel kasvas Venemaa hukkunute arv 2025. aasta viimasel 3 kuul iga kuuga 4000 kuni 5000 sõduri võrra. See muster ei tõota Putini 2026. aasta plaanidele head ja Sõrskai sõnul olid Zelenski arvud enamasti täpsed. Al Jazeera teatas 8. jaanuaril, et Ukraina sõjaväe ülemjuhataja sõnul kaotas vaenlane detsembris üle 33 000 inimese. See arv näitab vaid kinnitatud videopõhiseid juhtumeid, tegelikud kaotused on suuremad. Sõrskai jagas seejärel veel üht huvitavat infokildu, lisades: see oli esimene kuu, mil Ukraina kaitsejõudude mehitamata süsteemide üksused neutraliseerisid umbes sama palju okupatsiooniväe sõdureid, kui Venemaa 1 kuu jooksul ajateenijaid värbas. Avaldus viitab, et Venemaa värbamine on nõrk ja Ukraina droonid tekitavad Vene sõjaväele peamised kahjud 2026. aastale vastu minnes. Jätka vaatamist. Siin toimub palju enamat kui vihjed. Praegu võib miski sind häirida. On ise küsimus, et Ukraina väidab end tapvat 20 000 kuni 35 000 Vene sõdurit kuus, kuid need väited ise ei tähenda suurt midagi. Võid end maailma kuningaks nimetada, aga ilma krooni, saua, rüü ja uhke jututa pole see tõestatud. Tõendid on tähtsamad kui numbrid ja Ukrainal on neid vaja, kui ta tahab neid väiteid kuidagi tõestada. Ukrainal on need tõendid platvormil, mis on sõjaväelastele kättesaadav. Delta-süsteem on platvorm, mis sarnaneb Discordi serveriga ja on Ukraina relvajõududele kättesaadav. Delta-süsteemi kaudu saavad Ukraina sõdurid vaadata lahingukaarte ja mis kõige olulisem, näha reaalajas videopilti, mida salvestavad droonid, mida Ukraina kasutab Venemaa vägede ründamiseks. 2021. aastal loodud süsteem annab Ukrainale kogu territooriumil olukorra teadlikkuse, milleni Venemaa ei ulatu ning sellele pääseb ligi kõikjalt. Gray Dynamicsi sõnul töötab Delta-süsteem ilma eriseadistusteta sülearvutites, tahvelarvutites ja mobiilides. Kasutajasõbralik kujundus kuvab droonide, satelliitide, inimluureallikate ja andurite pilte. Kõik need andmed on kättesaadavad interaktiivse kaardi kaudu, muutes Delta ideaalseks allikaks Ukrainale Venemaa tabamuste kinnitamisel. Tõsi, tavaline inimene ei saa lihtsalt Deltasse sisse logida, et näha, mida see Ukrainale näitab, kuid Ukraina droonide salvestised on seal olemas ja iga Ukraina sõdur, kes soovib, saab neid kontrollida. Kui need sõdurid uurivad, märkavad nad, et üks suur tegur on viimastel kuudel võimaldanud Ukrainal tappa palju Vene sõdureid. See tegur on eksisteerinud juba aastaid, kuid Ukraina kasutus on nüüd uuel tasemel. Räägime droonidest. Ukraina droonid tapavad rohkem sõdureid, kui Putin jõuab Vene armeesse tuua. Detsembrikuu andmed, mida Sõrskai jagas, näitavad Venemaa värbamise pöördepunkti tänu Ukraina droonidele. Euromaidan Press jagas 6. jaanuari artiklis huvitavaid statistilisi andmeid, kus toodi esile, kui olulised on Ukraina droonid muutunud kõige jaoks, mida nad praegu teevad. Ainult detsembris viisid Ukraina mehitamata õhusõidukeid ehk droone kasutavad üksused läbi 339 000 missiooni. See tähendab umbes 10 935 missiooni päevas. Droonide kasutamise hüppeline kasv oli edukas. Sõrskai väitel, Euromaidan Pressi andmetel suurenes detsembris Ukraina droonide tabatud sihtmärkide arv 31% ja Vene sõdurite tabamised üle 25%. Need pöörased numbrid pole selle loo kõige muljetavaldavam osa. Ukraina mehitamata süsteemide väed moodustavad vaid 2,2% kogu Ukraina sõjaväelastest. Et anda sellele protsendile veidi tausta, ütleb Global Firepower, et Ukraina sõjaväes on 900 000 tegevteenistuses olevat inimest. 2,2% 900 000-st on 19 800 inimest. Mõelge Rutteri, Zelenski ja Sierski jagatud arvudele. Ukraina droonioperaatorid tapavad igal kuul rohkem Vene sõdureid, kui on Ukraina droonioperaatoreid kokku igal kuul. Kui sõjavägi tahab tõhusust, näitab Ukraina selle allika täpselt. Loomulikult ei anna Ukraina droonirindel järele. Ukraina ehitab rohkem ja paremaid droone, mis aitavad suurendada tabamusi ja kurnata Vene sõjaväge. Ukraina toodab aastas umbes 4 miljonit drooni, teatas Kyiv Post 12. novembril. Kõiki neid droone ei kasutata Venemaa sõdurite tapmiseks, vähemalt mitte otseselt. Ukraina arendab luuredroone, mis aitavad droonioperaatoritel ja sõduritel Venemaa liikumistele reageerida. Siin tuleb mängu Delta-süsteem. Ukraina toodab tuhandeid kaugmaadroone, et rünnata Vene energiat, logistikat ja varustust ning õõnestada sõjamasinad seestpoolt. Ehk mitte otsesed tapmised, kuid mida vähem Venemaal oma sõduritele anda on, seda tõenäolisemalt nad Ukraina lahinguväljal hukkuvad.
enamik neist 4 miljonist aastas on FPV-droonid, millega salvestatakse tapmisi, millel on viidanud Rutter, Zelenski ja Sirskõi. droonid lähevad ajaga paremaks. 14. jaanuaril teatas Euromaidan Press Ukraina sõjaliste ja julgeolekujuhtide kohtumisest. Sellel kohtumisel tehti otsus suurendada Ukraina drooniliini tõhusust. See on droonidest kubisev tapmistsoon, mis ulatub kogu rindejoone ulatuses 10–15 kilomeetri ehk 6,2–9,3 miili sügavusele. Ukraina endine kaitseminister Rustem Umerov teatas Telegramis, et kaitseministeeriumil kästi lihtsustada ja selgelt jaotada vahendeid hävitusvahendite vahel ning leida lisaraha kaitsejõudude kiirete vajaduste katmiseks. Keskenduti ka fiiberoptiliste droonide tootmise suurendamisele, arvestades hävitamise ulatust ja täpsust. Droonid on juba tõestanud end Vene sõdurite väga tõhusate tapjatena. Nüüd näib, et Ukraina on valmis tootma rohkem droone ja muutma need veelgi võimekamaks, mis tähendab, et see, mida oleme viimastel kuudel näinud Venemaa surmade arvu osas, võib olla vaid palju suurema probleemi algus, mis hakkab Putinit ja tema kaaslasi kimbutama aastal 2026 ja hiljemgi, kui sõda sel aastal ei lõpe. Venemaa on varem selliseid probleeme lahendanud. Kuidas? Värbamisi tuleb aina juurde. Kui mäletad, mida varem selles videos Venemaa sõjaväe värbamisest ütlesime, võid juba aimata, mis järgneb. Putini ajaproovile vastu pidanud lahendus ei tööta enam nii hästi, kui tal vaja oleks. Sellel on mitu põhjust, aga enne kui me neist räägime, loodame, et sulle meeldib see video. Kui meeldib, siis oleksime tänulikud, kui sa likeid, jagad, tellid ja jätad kommentaari, kus ütled, mida arvad kõigest, mida me seni rääkinud oleme. See kõik aitab kanalit ja sinu toetus tähendab, et saame jätkuvalt tuua sinuni ülevaateid sõjandusest kogu maailmas. Tagasi Venemaa värbamise juurde. Vladimir Putin on suurem osa Ukraina sõjaväeltel tuginenud üsna lihtsale strateegiale. Kõik, mida Kreml peab tegema, on leida Venemaa kõige vaesemad piirkonnad, otsida üles sotsiaalselt haavatavad mehed ja pakkuda neile rohkem raha, kui nad oma elus kunagi näinud on. Venemaa palkab iga kuu 10 000 lepingulisi sõdureid nii lihtsalt. Kreml sihib venelasi, kellel puuduvad tuleviku väljavaated, tehes reklaami kohtades, kus neid tõenäolisemalt leidub, teatas Politico 2025. aasta mais. Kui Vladimir Putin kasutas varem kutseid ja kohtukutseid, et inimesi Venemaa sõjaväkke suruda, siis nüüd kasutab ta tohutuid rahasummasid, ahvatlevaid soodustusi ja isegi pöördumisi nende meeste habras mehelikkuse poole, keda Venemaa sihib, et saada, mida ta tahab. Venemaa lõi sisuliselt sõjalise turu, mis, nagu Ost-Euroopa Instituudi politoloog Katariina Schulman märkis, oli suunatud kindlatele sihtrühmadele. Meetmed on suunatud sotsiaalselt haavatavatele meestele, võlglased kriminaalse taustaga, madala finantskirjaoskusega või kiirlaenude lõksus. Schulmani sõnul Politicole on need inimesed, kel puuduvad väljavaated ja kes on ühiskonna äärealadel. Kõik toimis mõnda aega hästi. Aga nüüd hakkab Venemaa nägema, et tema värbamispüüdlustes toimub kummalisi asju. Kõik sai alguse Venemaa vaesematest piirkondadest, kust Putin on sõja ajal uusi sõdureid värvanud. Oktoobris kirjutas Kiievi Post Venemaa värbamispüüetest Sahha vabariigis, mida tuntakse ka Jakuutia nime all. Seel on värbamiskeskused jäänud oma kvootidest umbes 40% võrra maha. Putini naeruväärsed kvoodid mängisid tõenäoliselt selles rolli. Siiski oli rahulolematus elanike seas, eriti põlisrahvaste jakuutide, eveenide ja evenkide hulgas, kelle seast Venemaa oli varem nii palju kordi värvanud, samuti laialt levinud. Etnilised vähemused ei soovi Putini sõjas surra ja Venemaal on raske pakkuda vajalikke rahalisi stiimuleid veenda neid inimesi, keda seni on värvatud, liituma. See justkui viitab, et sõdureid ei peaks kahurilihana kohtlema. See lähenemine maksab Putinile väga märkimisväärsel viisil kätte, nii et jälgi edasi, et teada saada, kuidas. Mis puutub rahasse, siis Putini strateegia kasutada Venemaa suurt kulumismäära Ukraina murdmiseks tugineb suurele värbamiseelarvele. Intelli Newsi andmetel maksid Venemaa sõjaväe värbamistasud Kremlile ainuüksi 2025. aasta esimesel poolel umbes $4 miljardit. See on eraldi teema. Venemaa kulutas selle raha ainult boonustele. Intelli Newsi andmetel kulutab Venemaa 2025 aasta lõpuks umbes $10 miljardit boonustele, arvestamata palku, väljaõpet ja varustust, Venemaa surmade määrast rääkimata. See kulutamine pole jätkusuutlik, probleemid on juba näha. Jamestowni fond teatas oktoobris, et paljud Venemaa föderaalsubjektid vähendavad vaikselt värbamisboonuseid. Need föderaalsubjektid, nagu Sahha vabariik, keda me varem mainisime, on ilmselt järeldanud, et oma raha kulutada elutähtsatele teenustele, nagu koolid ja haiglad, on parem kui anda see inimestele, kes saadetakse Ukrainasse surema. Kõik see tähendab, et Venemaa värbamiste eelarve hakkab otsa saama.
Ja nüüd muutub Kreml järjest meeleheitlikumaks. Nad on hakanud kasutama varjatud taktikaid, et värvata rohkem välissõdureid, püüdes täita neid lünki, mis on tekkinud, kuna mõned piirkonnad ei suuda oma värbamiskvoote täita. Sotsiaalmeediakampaaniad, mis lubavad näiliselt lihtsat tööd eemal Ukraina sõjarindelt, kasutatakse selleks, et meelitada inimesi teistest riikidest Putini sõtta värbuma. Mittelahingulised rollid muutuvad lõpuks nii, et välisvärvatud saadetakse hakklihamasinasse. ABC Newsi andmetel on Venemaa sõja algusest värvanud vähemalt 18 000 välissõdurit 128 riigist. 3388 neist sõduritest on surnud sõjas, kus enamikule öeldi, et nad ei pea võitlema, 7. detsembri seisuga. 13. jaanuaril kirjutas The Guardian Jeemeni meestest, kes langesid Putini pettuse ohvriks ja sellest, millist mõju avaldab neile Ukraina sõja rindejoonele sattumine. Väljaanne tsiteerib üht nimetut Jeemeni sõdurit, kes filmis end ütlemas: "Me sureme 1000 korda päevas venelaste õuduste tõttu. Päästke Jeemeni vennad. Meid sunnitakse võitlema, sõbrad on surnud, oleme lõksus elu ja surma vahel." Lisaks sellele, et see on karm kommentaar Putini tekitatud sõja kohta, on see avaldus ka hoiatus. Venemaa petab välissõdureid, et nad võitleksid Putini sõjas. Mida rohkem sellist teavet levib, seda vähem saab Venemaa loota teiste riikide inimestele, et korvata enda värbamispuudujääke. Kõigest sellest näeme nüüd, et Vene sõjavägi on tööjõukriisi lävel. See kriis on Putinile valus tagasilöök, nagu varem videos mainitud. Venemaa kahuriliha taktika pole jätkusuutlik, sest Ukraina droonid tapavad palju Vene sõdureid ning üha rohkem inimesi keeldub Putini eest võitlemast, mistõttu Venemaa värbab meeleheitlikult. Ukrainas mässavad Vene ohvitserid Venemaa kahuriliha taktika vastu, mida Kreml ei oodanud. Daily Expressi andmetel paluvad Donetskis Pokrovski linna ründavad Vene sõjaväelased üha sagedamini, et neid mujale saadetaks. Väited pärinevad Ukraina-meelselt partisanirühmituselt Artesh, kelle sõnul paluvad ohvitserid ülemustel saata nad tagalasse, kuna nad ei taha Pokrovskis surra. Arteshi sõnul kontrollib juhtkond ohvitsere distsiplinaarkaristuste, alandamiste ja karjääri blokeerimise ähvardustega ning karistab karmilt, kui nende alluvad positsioonid kaotavad. Neil kästakse raporteerida stabiilsest olukorrast, mida tegelikult ei eksisteeri, ning neid sunnitakse allkirjastama dokumente, mis on tegelikkusest kaugel. Venemaa sõdurid kardavad rekordiliselt palju, mis ohustab Putini Ukraina vallutamise plaane sama palju kui värbamismured. Seis läheb aina hullemaks. Paljud Venemaa ohvitserid ja mõned komandörid on nii hirmul, et teevad endaga tegusid, mis suurendavad Venemaa kõrget suremust ja põhjustavad tööjõuprobleeme. Ohvitserid ja komandöörid joovad palju alkoholi. 24. detsembril teatas meediaväljaanne United 44 sellest, mida Artesh nimetab Venemaa alkopataljoniks. Arteshi agent ütleb, et Venemaa 74. motoriseeritud laskurbrigaadi 4. pataljoni komandörid joovad rindel nii palju, et annavad käsud tavalistele sõduritele. Nad on nii tugevalt alkoholi mõju all, et on täielikult irdunud sellest, mis tegelikult rindel toimub. Selle ainulaadse lähenemise mõju kaasaegsele sõjapidamisele on ootuspärane. Arteshi agendi sõnul ulatuvad alkopataljoni kaotused kuni 100 hukkunud ja haavatuni 6, mis on märkimisväärselt rohkem kui teistes üksustes. Kuigi komandöörid püüavad muresid uputada ja ohvitserid anuvad üleviimist, käseb Kreml rünnakuid jätkata. Venemaa sõdurid jooksevad hirmuga Ukraina kaitseliinide suunas, kuid enamik ei jõua lähedalegi, sest droonid niidavad neid tuhandete kaupa maha. 2026. aastasse astudes mõistab Venemaa, et inimjõud ja raha pole lõputud. Putini põhjustatud kriis on käes ning tagasiteed enam pole. Kõik, mis Venemaal on jäänud, on katse olukorda eskaleerida, ilma et silmapiiril paistaks tegelik lõpp. See ei toimi, sest strateegia, mis juba ei tööta, ei lahenda Venemaa inimjõukriisi. Putini lõppmäng on käes. Võta popcorni ja vaata meie videot, kus dokumenteerime Venemaa kokkuvarisemist, mis rullub Ukrainas lahti reaalajas. Kui sulle see video meeldis, siis ära unusta tellida The Military Show'd, et saada värsket infot selle kohta, kuidas Putini kurnamisstrateegia mõjutab lagunevat Vene armeed. Aitäh vaatamast!